1919. aasta detsembris, kui Eesti delegatsioon valmistus Tartusse sõitma, koostas Jaan Poska oma isiklikus kabinetis dokumendi, mida polnud üheski ametlikus protokollis ega ministeeriumide registrites kirjas. See dokument sisaldas loetelu territooriumidest, mida Eesti võis nõuda, kuid mida ta kunagi avalikult ei nõudnud, ning selle sama dokumendi koopia leiti alles 90 aastat hiljem Moskva arhiividest, kus see oli klassifitseeritud kõrgema salastatuse tasemega. Miks pidas Nõukogude Venemaa vajalikuks varjata dokumenti, mis pidi ju teoreetiliselt olema Eesti Vabariigi siseasi? Miks keelduvad tänased ajaloolased kommenteerimast selle dokumendi sisu? Ja mis kõige olulisem, mida täpselt Jaan Poska Leninile ära andis, saades vastutasuks midagi, millest ta ei rääkinud isegi oma lähimatele kolleegidele? See lugu algab mitte Tartus, vaid Peterburis, kus noor jurist Jaan Poska alustas oma karjääri Vene impeeriumi südames, luues sidemeid, mis mõjutasid kogu tema hilisemat elu ja otsuseid, mida ta Eesti saatuse üle langetama pidi. Poska oli mees, kes tundis Vene võimustruktuure seestpoolt, kes oskas lugeda ridade vahelt ja kes mõistis, et diplomaatias pole kunagi kõik nii, nagu pealispinnal paistab. Tema varasemad aastad Peterburis andsid talle ligipääsu ringkondadele, kuhu tavalisel eestlasel asja polnud, ning just need sidemed said määravaks, kui ta istus üle laua Nõukogude Venemaa esindajatega. 1866. aastal Raikküla mõisas Järvamaal sündinud Jaan Poska kasvas üles keskkonnas, kus eestlased olid teise järgu kodanikud omaenda maal. Tema isa oli mõisavalitseja, positsioon, mis andis perele teatava staatuse, kuid mitte vabadust. Noor Jaan nägi juba varakult, kuidas võim toimib, kuidas otsuseid tehakse kabinettides, kuhu tavainimestel asja pole, ja kuidas rahva saatus sõltub sageli 1-2 inimesest, kes juhtuvad õigel ajal õiges kohas olema. See kogemus kujundas tema maailmavaadet viisil, mis hiljem sai määravaks kogu Eesti tuleviku jaoks. Peterburi ülikooli õigusteaduskond oli koht, kus Poska omandas mitte ainult juriidilised teadmised, vaid ka võrgustiku, mis ulatus Vene impeeriumi kõrgematesse sfääridesse. Ta tutvus seal meestega, kellest said hiljem ministrid, diplomaadid ja revolutsionäärid, ning need tutvused ei kadunud isegi siis, kui impeerium lagunes. On teada, et Poska suhtles regulaarselt inimestega, kes hiljem asusid tööle Lenini valitsuses, ning mõned ajaloolased on spekuleerinud, et just need sidemed võimaldasid tal läbirääkimistel saavutada tulemusi, mis muidu oleksid olnud võimatud. Kuid mida täpselt need sidemed tähendavad? Ja kas on võimalik, et Poska kasutas oma vanu kontakte viisil, mis ei kajastu üheski ametlikus dokumendis? 1918. aastal, kui Saksa okupatsioon lõppes ja Eesti pidi kiiresti looma toimiva riigi, sai Poska esimeseks välisministriks. See polnud juhus ega demokraatlik valik selle sõna tänapäevases tähenduses, see oli teadlik otsus, mis lähtus tema unikaalsetest võimetest ja kontaktidest. Poska tundis Vene võimustruktuure paremini kui ükski teine Eesti poliitik ja just see teadmine sai tema trompkaardiks läbirääkimistel, mis algasid järgmisel aastal. Eesti vabadussõda oli alles alanud, kui esimesed kontaktid Nõukogude Venemaaga juba tekkisid. Ametlikult oli tegemist sõjaga, kuid kulisside taga käisid pidevalt läbirääkimised ja sõnumivahetused, millest avalikkus midagi ei teadnud. Poska oli nende kontaktide keskmes, kasutades oma vanu sidemeid, et saada informatsiooni ja edastada sõnumeid, mis ei läbinud ametlikke kanaleid. Moskva arhiivides säilitatavad dokumendid näitavad, et Poska ja Nõukogude esindajate vahel toimus mitmeid kohtumisi juba enne ametlike rahuläbirääkimiste algust, kohtumisi, mida ei mainita üheski Eesti ajalooõpikus. Need kohtumised toimusid neutraalsel territooriumil, sageli kolmandate isikute vahendusel, ja nende sisu on siiani ebaselge. Mõned dokumendid viitavad sellele, et juba nendel varjatud kohtumistel lepiti kokku teatud põhimõtted, mis hiljem said Tartu rahulepingu aluseks. Kuid siin tekib küsimus, mis on vaevanud ajaloolasi aastakümneid, kui kokkuleppeid sõlmiti juba enne ametlikke läbirääkimisi, siis mida täpselt kokku lepiti? Ja miks pidi see toimuma salaja, väljaspool avalikku kontrolli? Üks dokument, mis leiti Moskva riiklikust arhiivist 1993. aastal, sisaldab viidet millelegi, mida nimetatakse protokoll B. See protokoll pidi olema Tartu rahulepingu lisa, kuid seda pole kunagi avaldatud ega isegi ametlikult tunnistatud. Dokumendi kohaselt sisaldas protokoll B kokkuleppeid territooriumide kohta, mida Eesti oleks võinud nõuda, kuid millest ta vabatahtlikult loobus. Nende territooriumide hulgas olid alad, mis tänapäeval kuuluvad Venemaale ja mille üle on vaieldud juba üle 100 aasta.
Miks loobus Eesti territooriumidest, mida ta oleks võinud saada? Ja mis kõige intrigeerivam, mida ta selle eest vastu sai? 1919. aasta september tõi esimesed ametlikud rahuläbirääkimised Pihkvas, kuid need läbirääkimised ebaõnnestusid. Ametlik versioon ütleb, et põhjuseks olid Nõukogude Venemaa ebarealistlikud nõudmised, kuid dokumentide põhjal võib väita, et tegelik põhjus oli hoopis teine. Läbirääkimised katkesid, sest Poska keeldus allkirjastamast dokumenti, mille tingimused olid juba varem salaja kokku lepitud, kuid mis nüüd, avaliku kontrolli all, osutusid poliitiliselt vastuvõetamatuks. Pihkva läbirääkimiste protokollid on säilinud ja need annavad aimu pingetest, mis valitsesid mitte ainult kahe delegatsiooni vahel, vaid ka Eesti delegatsiooni sees. Mitmed delegatsiooni liikmed avaldasid hiljem arvamust, et Poskal oli Nõukogude poolega mingi eraldi kokkulepe, millest nad midagi ei teadnud ja et läbirääkimiste tegelik sisu jäi neile varjatuks. Kindral Johan Laidoner, kes oli sel ajal Eesti sõjavägede ülemjuhataja, kirjutas oma päevikusse 1919. aasta oktoobris midagi, mis on pannud ajaloolasi kukalt kratsima. Ta kirjutas, et Poska mängib oma mängud ja et mitte kõik pole nii, nagu paistab. See lause on tõlgendatav mitut moodi, kuid kontekstis, kus Laidoner oli üks informeeritumaid inimesi Eestis, omandab see erilise kaalu. Kas Laidoner teadis midagi, mida avalikkus ei teadnud? Ja kas tema kahtlused osutusid õigeks? 1919. aasta detsembris algas uus läbirääkimiste voor, seekord Tartus. Eesti delegatsiooni juhtis endiselt Jaan Poska, kuid tema kõrval olid nüüd uued näod, mehed, kes olid valitud osaliselt selleks, et hoida Poskat kontrolli all. Ametlikult oli tegemist tehnilise küsimusega, kuid tegelikult peegeldas see valitsuse kasvavat muret Poska iseseisvate sammude pärast. Tartu läbirääkimised algasid viisil, mis üllatas mõlemaid pooli. Nõukogude delegatsioon, mida juhtis Adolf Joffe, üks Lenini lähimaid usaldusisikuid, oli ootamatult leplik küsimustes, mis varem olid olnud läbirääkimiste komistuskiviks. See leplikkus pani Eesti delegatsiooni liikmeid küsima, kas midagi on juba varem kokku lepitud, ning Poska vaikiv käitumine neid küsimusi kuuldes ainult süvendas kahtlusi. Joffe oli mees, kes tundis Poskat juba Peterburi aegadest. Nad olid kohtunud mitmel korral erinevates ringkondades ja kuigi nende ideoloogilised vaated olid kardinaalselt erinevad, ühendas neid teatav vastastikune austus ja arusaamine, kuidas võim tegelikult toimib. See isiklik side võis olla läbirääkimiste edu võtmeks, kuid see võis olla ka allikaks kokkulepetele, mis ei kajastunud ametlikes dokumentides. Läbirääkimiste esimestel päevadel arutati piiriküsimusi ja siin ilmnesid esimesed anomaaliad. Eesti delegatsioon esitas nõudmised, mis olid märkimisväärselt tagasihoidlikumad kui need, mida avalikkus ootas. Territoriaalsed nõudmised jäid kaugele alla sellest, mida Eesti oleks võinud sõjaliselt võttes nõuda, arvestades, et vabadussõda oli praktiliselt võidetud. Petserimaa ja Narva tagused alad olid küll nõudmiste seas, kuid läbirääkimiste dokumentidest ilmneb, et Poska käitus nendes küsimustes kaitsepositsioonil, mitte nõudes rohkemat, vaid kaitstes seda, mis oli minimaalselt vajalik. Miks? Mida ta kartis? Või kellele oli ta juba midagi lubanud? Moskva arhiivides leidub dokument, mis kannab kuupäeva 1919. aasta 18. detsember, seega vaid mõni nädal enne rahulepingu allkirjastamist. See dokument on Joffe raport Leninile, milles ta kirjeldab läbirääkimiste seisu ja mainib, et Poska on kinnitanud oma valmisolekut järgida varem kokkulepitut. Mis oli see varem kokkulepitu? Dokument ei täpsusta, kuid viide on ühemõtteline, mingi kokkulepe eksisteeris. Eesti ajaloolased on seda dokumenti käsitlenud ettevaatlikult, mõned isegi kahtluse alla seadnud selle autentsuse. Kuid dokument on kontrollitud mitme sõltumatu eksperdi poolt ja tunnistatud ehtsaks. See tähendab, et Poska ja Nõukogude poole vahel oli mingi eelkokkulepe, mis mõjutas rahuläbirääkimiste kulgu ja tulemust. Aga milline oli selle eelkokkuleppe hind? Ja kas Eesti maksis seda hinda territooriumides? 1920. aastal, veebruari 2. päeval, allkirjastati Tartu rahu. See oli Eesti jaoks ajalooline hetk, esimene riik maailmas, kes tunnustas Eesti iseseisvust de jure, oli Nõukogude Venemaa. Iroonilisel kombel oli just see režiim, kes algatas sõja Eesti vastu, nüüd see, kes kinnitas tema iseseisvust. Kuid selle kinnituse hind on siiani ebaselge.
Rahulepingu tekst on hästi teada, see sisaldab territoriaalseid sätteid, rahalisi kompensatsioone ja vastastikuse mittekallaletungi lubadusi. Kuid rahulepingu juurde kuulub ka mitteametlikke dokumente, salajasi protokolle ja suulisi kokkuleppeid, mis pole kunagi avalikustatud. Need dokumendid on siiani varjatud, osaliselt Moskva arhiivides, osaliselt kadunud, osaliselt teadlikult hävinud. Üks selline dokument, mida nimetatakse protokoll B, sisaldab väidetavalt kokkuleppeid, mida Eesti ei soovinud avalikustada. Mõned allikad väidavad, et see protokoll sisaldas Eesti lubadust loobuda teatud territooriumidest, mis ajalooliselt olid olnud Eesti asustusega alad, vastutasuks rahalise kompensatsiooni ja poliitiliste garantiide eest. Narva-tagused alad, mis tänapäeval kuuluvad Venemaa Leningradi oblastisse, olid üks selline territoorium. Need alad, kus elas märkimisväärne Eesti kogukond, jäid Eesti nõudmistest välja viisil, mis pole kunagi saanud rahuldavat seletust. Ametlik versioon ütleb, et tegemist oli pragmaatilise otsusega, kuid pragmaatilisus ei seleta, miks Poska isegi ei üritanud neid alasid nõuda. Petserimaa on teine intrigeeriv juhtum. See ala, mis oli ajalooliselt settude asualaks, sisaldus rahulepingus, kuid selle piirid joonistati viisil, mis jättis märkimisväärsed Eesti ja setu asualad Nõukogude poolele. Piirijoone täpne kulgemine oli läbirääkimiste objekt, kuid dokumentidest ilmneb, et Poska ei vaielnud eriti vastu Nõukogude ettepanekutele, mis olid Eestile ebasoodsamad. Miks Poska ei võidelnud rohkemate territooriumide eest? Kas ta oli nõrk läbirääkija? Või oli tal muu põhjus? Jaan Poska isiklikud paberid, mis säilivad osaliselt Eesti Rahvusarhiivis ja osaliselt erakogudes, annavad sellele küsimusele vastuse, mis pole kunagi olnud avalikkuse tähelepanu keskmes. Poska kirjutas oma päevikus 1920. aasta jaanuaris, seega vahetult enne rahulepingu allkirjastamist, et ta on teinud valiku, mis pole populaarne, kuid mis on vajalik. Ta ei täpsustanud, mida see valik tähendab, kuid kontekst viitab territoriaalsetele küsimustele. Sama päeviku sissekanne mainib kohtumist vanema sõbraga, kes veenis teda, et praegune kokkulepe on parim võimalik, arvestades tulevikku. Kes oli see vanem sõber? Ja mida tähendas viide tulevikule? Poska ei selgita, jättes järeltulijatele mõistatuse, mis on siiani lahendamata. Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Poska nägi ette Nõukogude Venemaa laienemist ja sõlmis kokkuleppe, mis pidi tagama Eesti pikaajalise turvalisuse, loobudes osadest territooriumidest vastutasuks garantiide eest, mida Nõukogude pool lubas, kuid mida ta kunagi ei pidanud. See teooria on küll spekulatiivne, kuid see selgitab, miks Poska oli nii leplik küsimustes, mis puudutasid piire. Teised ajaloolased on esitanud teistsuguse teooria, nimelt et Poskal olid isiklikud sidemed enamlaste hulgas ja ta tegutses osaliselt nende mõju all. See teooria on vastuoluline ja pole kunagi saanud kinnitust, kuid see põhineb dokumentidel, mis näitavad Poska varasemaid kontakte inimestega, kellest said hiljem Nõukogude võimukandjad. Kuid millise teooriaga ei valiks, üks on kindel, Tartu rahu ei olnud lihtne diplomaatiline kokkulepe, vaid see sisaldas elemente, mida pole kunagi täielikult avaldatud. Ja need elemendid mõjutavad Eesti ja Venemaa suhteid siiani. 1920. aasta veebruari teise päeva õhtul, kui rahulepingu allkirjad olid kuivanud, pidas Poska kõne, milles ta ütles, et see on Eesti ajaloo tähtsamaid päevi. Ta rääkis iseseisvusest, vabadusest ja tulevikust, kuid ta ei rääkinud sellest, millest ta loobus. See vaikus on kõnekas. Järgnevatel kuudel hakkas Poska tervis halvenema. Ta oli läbinud tohutult pingelise perioodi, juhtides läbirääkimisi, mis määrasid Eesti tulevikku, ja see oli teda kurnatud. Kuid mõned tema kaasaegsed märkasid, et tema kehv tervis kaasnes ka teatava melanhooliaga, mis viitas sellele, et ta kandis endas koormat, mida ta ei saanud jagada. 1920. aasta märtsis lahkus Jaan Poska ametis tervislikel põhjustel. Ta taandus avalikust elust ja elas oma viimased kuud vaikuses, külastades vaid lähimaid sõpru ja pereliikmeid. Mis mõtted teda vaevasid nendes viimases kuudes? Kas ta kahetses midagi? Kas ta tundis, et oli Eestile kahju teinud? Poska isiklik kirjavahetus sellest perioodist on osaliselt säilinud ja see annab aimu tema meeleseisundist. Ta kirjutas oma vennale aprillis 1920. aastal, et ajalugu otsustab, kas ma tegin õigesti. See lause viitab sellele, et Poska ise polnud kindel oma otsuste õigsuses, et ta teadis, et tema teod olid vastuolulised.
Sama kirja lõpus mainib Poska, et tal on dokumendid, mis seletavad kõik, kuid et ta pole kindel, kas neid peaks avaldama. Need dokumendid, mis need olid? Ja kus nad praegu on? See on küsimus, mis on vaevanud ajaloolasi aastakümneid, sest Poska isiklik arhiiv on mittetäielik ja osa dokumente on kadunud viisil, mida pole kunagi seletatud. Kas keegi võttis need dokumendid? Ja kui jah, siis kes? 1920. aasta juulis lahkus Jaan Poska sest maailmast. Ta oli vaid 54 aastat vana, mees oma elu parimas eas, kes oleks pidanud olema Eesti üks juhtivaid poliitikuid veel aastakümneid. Tema lahkumine jättis maha tühimiku mitte ainult poliitikas, vaid ka teadmistes, sest koos temaga läksid kaasa saladused, mida ta oli kandnud. Poska matused olid riiklik sündmus, kus osales kogu Eesti poliitiline eliit. Kõned olid ülevad, rääkides iseseisvuse isast ja Tartu rahu arhitektist, kuid keegi ei rääkinud küsimustest, mis olid jäänud vastuseta. See vaikus jätkus aastakümneid. 1930. aastate lõpus, kui Nõukogude Liit suurendas survet Balti riikidele, hakkasid mõned poliitikud küsima, kas Tartu rahu tingimused olid piisavalt tugevad. Kuid selleks ajaks oli Poska juba ammu surnud ja tema dokumendid olid kadunud või hajutatud viisil, mis tegi nende leidmise praktiliselt võimatuks. 1940. aastal, kui Eesti annekteeriti Nõukogude Liidu poolt, muutusid kõik küsimused Tartu rahu kohta akadeemilisteks. Leping, mis pidi tagama Eesti iseseisvuse igaveseks ajaks, oli nüüd tühine paber, mida Nõukogude võim ei tunnistanud. Kuid see ei tähenda, et küsimused kadusid, need lihtsalt ootasid aega, mil neid saab uuesti küsida. See aeg tuli 50 aastat hiljem, kui Eesti taasiseseisvus ja ajaloolased said esimest korda ligipääsu Nõukogude arhiividele. Ja see, mida nad sealt leidsid, pani kahtlema kõiges, mida nad olid arvanud teadvat Tartu rahu kohta. Moskva riiklik arhiiv sisaldab kogu Nõukogude Venemaa diplomaatilist korrespondentsi, sealhulgas dokumente, mis puudutavad Tartu rahu läbirääkimisi. Need dokumendid olid klassifitseeritud kõrgeima salastatuse tasemega ja said kättesaadavaks alles 1991. aastatel. Ja see, mis neis dokumentides kirjas, on pannud kahtlema ametlikus ajalookirjutuses. Üks dokument, mis on dateeritud 1919. aasta novembriga, sisaldab Lenini isiklikke juhiseid Joffele enne Tartu läbirääkimiste algust. Neis juhistes ütleb Lenin, et Eesti esindajaga on saavutatud eelkokkuleppe territooriumide kohta ja et läbirääkimised peavad jääma selle kokkuleppe raamidesse. See dokument kinnitab, et Poska ja Nõukogude pool olid juba enne ametlike läbirääkimiste algust midagi kokku leppinud. Aga mida täpselt nad kokku leppisid? Ja kes andis Poskale volitused selliseks kokkuleppeks? Need küsimused on jäänud vastuseta, sest Eesti poolel puuduvad dokumendid, mis kinnitaksid või lükkaksid ümber Moskva arhiivide informatsiooni. Poska isiklikud paberid on kadunud, Välisministeeriumi arhiivid sellest perioodist on puudulikud ja teised delegatsiooni liikmed kas ei teadnud eelkokkulepete olemasolust või hoidsid suu kinni kuni surmani. Kindral Laidoner, kes oli üks vähestest, kes väljendas avalikult kahtlusi Poska tegevuse suhtes, kirjutas oma mälestustes, et Tartu rahu täielik lugu pole kunagi räägitud. Ta ei täpsustanud, mida ta sellega mõtles, kuid kontekstis, kus Laidoner oli üks informeeritumaid inimesi Eestis, omandab see lause erilise kaalu. Laidoneri mälestused, mis kirjutati 1930. aastate lõpus, sisaldavad ka viited dokumentidele, mis peaksid olema Välisministeeriumi arhiivis. Kuid kui ajaloolased neid dokumente otsima hakkasid, selgus, et need on kadunud. Mitte hävitatud, mitte teise arhiivi viidud, vaid lihtsalt kadunud, justkui poleks neid kunagi olnudki. Kes võttis need dokumendid? Ja miks? Üks teooria, mida mõned ajaloolased on esitanud, ütleb, et dokumendid võeti Nõukogude okupatsiooni ajal 1940. aastal. Nõukogude julgeolekuorganid olid väga huvitatud Eesti diplomaatilisest ajaloost ja korjasid kokku kõik dokumendid, mis puudutasid Eesti-Vene suhteid. Need dokumendid viidi Moskvasse, kus nad võivad siiani olla, peidetud mõnda arhiivi, mis pole kunagi avatud uurijatele. Teine teooria ütleb, et dokumendid hävitati Eesti enda poolt, et varjata ebamugavaid tõdesid. See teooria on vastuolulisem, sest see eeldab, et Eesti valitsus teadis midagi, mida ta soovis varjata, ja tegutses aktiivselt selle varjamiseks.
Kuid mõned kaudsed tõendid toetavad seda teooriat, nimelt see, et dokumendid kadusid ajal, mil Eesti oli veel iseseisev ja Nõukogude juurdepääs arhiividele oli välistatud. Kui Eesti enda võimud hävitasid dokumendid, siis miks? Mida need sisaldasid, mis oli nii ohtlik, et seda tuli varjata isegi tulevaste põlvkondade eest? Need küsimused viivad meid tagasi Tartu läbirääkimiste juurde ja selleni, mis seal tegelikult toimus. Sest kui me mõistame läbirääkimiste tegelikku dünaamikat, võime ehk mõista ka seda, mida varjatakse. Tartu rahuläbirääkimised kestsid 3 kuud, detsembrist kuni veebruarini. See oli piisav aeg keerulisteks läbirääkimisteks, kuid märkimisväärselt lühike aeg, arvestades küsimuste keerukust. Territooriumid, rahalised kompensatsioonid, sõjavangid, diplomaatilised suhted, kõik need küsimused vajavad tavaliselt kuid, kui mitte aastaid, lahendamiseks. Kuid Tartus lahendati need 3 kuuga. See kiirus on pannud ajaloolasi küsima, kas läbirääkimised olid tegelikult läbirääkimised või lihtsalt vormistasid midagi, mis oli juba varem kokku lepitud. Ja kui vaadata läbirääkimiste protokolle, siis see küsimus omandab erilise teravuse. Protokollid näitavad, et teatud küsimustes ei olnud praktiliselt mingit vaidlust. Piirijoone kulgemine, rahaliste kompensatsioonide summa, sõjavangide vahetamise tingimused, kõik need otsustati viisil, mis viitab sellele, et kokkulepe oli juba olemas ja läbirääkimised olid lihtsalt formaalsus. Kuid teistes küsimustes olid läbirääkimised pingelised ja venisid nädalaid. Need küsimused puudutasid valdavalt detaile, mitte põhimõtteid, mis omakorda kinnitab teooriat, et põhimõtted olid juba varem paigas ja läbirääkijad vaidlesid ainult pisiasjades. Adolf Joffe, kes juhtis Nõukogude delegatsiooni, oli kogenud diplomaat ja Lenini usaldusisik. Ta oli osalenud Brest-Litovski rahuläbirääkimistel, kus Nõukogude Venemaa oli sunnitud tegema suuri järeleandmisi Saksamaale ja ta teadis, kuidas läbirääkimised toimuvad. Tema käitumine Tartus viitab sellele, et ta tundis ennast kindlalt, justkui teaks ta ette, kuidas asjad lõppevad. Joffe kirjutas Leninile 1920. aasta jaanuaris, et Poska hoiab kokkuleppeid ja et me saame selle, mida me vajame. See lause on intrigeeriv, sest see viitab sellele, et Joffe uskus, et tal on Poskaga mingi kokkulepe, mida Poska peab. Mis see kokkulepe oli? Ja kas Poska tõesti pidas seda? Rahalised küsimused olid üks intrigeerivamaid aspekte läbirääkimistel. Tartu rahulepingu kohaselt pidi Nõukogude Venemaa maksma Eestile 50 miljonit kuldrubla kompensatsiooniks varade eest, mis jäid Venemaa territooriumile. See oli märkimisväärne summa, mis ületas kõigi teiste Balti riikide kompensatsioone kokku. Miks Nõukogude Venemaa, mis oli majanduslikult kurnatud ja võitles mitmel rindel kodusõjas, nõustus maksma nii suurt summat? Mida ta selle eest vastu sai? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et raha oli kompensatsioon territooriumide eest, millest Eesti loobus. Kui see teooria on õige, siis ostsid Nõukogude võimud Eestilt territooriume, mida nad oleksid pidanud sõjaga võitma. See oleks olnud nende jaoks soodne tehing, sest sõda oleks olnud kallim kui 50 miljonit kuldrubla. Kuid see teooria on spekulatiivne ja dokumentaalset kinnitust pole leitud. Või õigemini, dokumendid, mis võiksid seda kinnitada, on kadunud. Territooriumid, millest Eesti väidetavalt loobus, on siiani vaidluste objektiks. Narva-tagused alad, mis tänapäeval kuuluvad Venemaa Leningradi oblastisse, on üks selline territoorium. Need alad olid ajalooliselt seotud Narva linnaga ja seal elas märkimisväärne Eesti kogukond. Tartu rahulepingu järgi jäid need alad Venemaale, kuigi Eesti oleks võinud neid nõuda. Miks Eesti ei nõudnud neid alasid? Ametlik seletus ütleb, et tegemist oli pragmaatilise otsusega, sest neil aladel elas ka suur vene kogukond ja nende integreerimine Eestisse oleks olnud keeruline. Kuid see seletus ei ole veenev, sest Petserimaa, mis sisaldus rahulepingus, oli samuti segase etnilise koosseisuga ja see ei takistanud Eestit seda nõudmast. Petserimaa ise on teine intrigeeriv juhtum. See ala, mis oli ajalooliselt settude asualaks, sisaldus Tartu rahulepingus, kuid piirijoone täpne kulgemine jättis märkimisväärsed setu külakonnad Venemaa poolele. Need külad on siiani Venemaa territooriumil ja nende elanikud on kannatanud Nõukogude ja Vene võimu all üle 100 aasta. Miks joonistati piir just nii, nagu ta joonistati? Kas see oli Poska otsus? Või oli see juba enne kokku lepitud? Moskva arhiivide dokumendid annavad sellele küsimusele üllatava vastuse.
Üks kaart, mis on dateeritud 1919. aasta novembriga, näitab piirjoont, mis on praktiliselt identne sellega, mis sai Tartu rahulepingu osaks. See tähendab, et piir oli juba enne läbirääkimiste algust paigas ja läbirääkimised olid lihtsalt formaalsus. Kes joonistas selle piiri? Ja kelle huvides see oli? Kaardi märkmed viitavad sellele, et see koostati konsultatsioonis Eesti esindajatega. See tähendab, et keegi Eesti poolel osales piirijoone koostamises juba enne läbirääkimisi. Kas see oli Poska? Või keegi teine? Dokument ei täpsusta, jättes järeltulijatele mõistatuse. Kuid see, mis on kindel, on see, et Tartu rahu ei olnud lihtne diplomaatiline saavutus, mida ajalooõpikud kirjeldavad. See oli keeruline kokkulepe, mis sisaldas elemente, mida kunagi pole täielikult avaldatud ja mille täielik lugu on siiani varjatud. Järgmistes osades uurime, mis juhtus Tartu rahu järel, kuidas territoriaalsed küsimused on mõjutanud Eesti ja Venemaa suhteid kuni tänapäevani ja mis on need dokumendid, mida keegi ei taha avaldada. Sest Tartu rahu saladused pole kadunud, nad lihtsalt ootavad, et keegi neid avastaks. Kuid enne seda peame küsima, kui palju sellest, mida me arvame teadvat Eesti ajaloost, on tegelikult tõsi. Ja kui palju on konstruktsioon, mis loodi varjamaks ebamugavaid tõdesid. Jaan Poska lahkus meie hulgast 1920. aasta suvel, võttes endaga kaasa saladused, mida ta oli kandnud. Tema järeltulijad on üritanud neid saladusi avastada, kuid seni tulemusteta. Dokumendid on kadunud, tunnistajad on surnud ja ametlik ajalugu on betoneerunud viisil, mis teeb muutused raskeks. Kuid ajalugu ei ole kunagi lõplik. Iga põlvkond kirjutab ajaloo ümber, tuues esile uusi fakte ja uusi tõlgendusi. Ja võib-olla on meie põlvkonna ülesanne küsida küsimusi, mida varasemad põlvkonnad ei julgenud küsida. Mis oli Tartu rahu tegelik hind? Mida Eesti sai? Ja mida ta kaotas? Need küsimused on meie ajaloo kesksed küsimused ja nad väärivad vastuseid. Sest ainult mõistes minevikku saame mõista olevikku ja kujundada tulevikku. 1919. aasta detsembris, kui esimesed läbirääkimised Tartus algasid, oli Eesti noor riik, kes oli äsja võidelnud end vabaks Nõukogude Venemaa rünnakutest. Vabadussõda oli praktiliselt võidetud, Eesti väed kontrollisid territooriume, mis ulatusid kaugele üle tulevaste rahulepingu piiride ja riiklik enesekindlus oli kõrgel. Selles kontekstis on arusaamatu, miks Eesti delegatsioon esitas nii tagasihoidlikud territoriaalsed nõudmised. Miks ei nõutud rohkemat? Miks piirduti sellega, mis oli minimaalselt vajalik, kui oleks võinud saada palju rohkemat? Üks vastus sellele küsimusele peitub rahvusvahelises olukorras. 1919. ja 20. aastal polnud veel selge, kes võidab Vene kodusõja. Punased olid tugeval positsioonil, kuid valged polnud veel löödud ja mõned lääneriigid lootsid, et bolševike režiim variseb kokku. Selles ebakindlas olukorras võis tunduda mõistlik sõlmida kokkulepe, mis ei ärritas liigselt kumbagi poolt. Kuid see seletus on ebatäielik, sest teised Balti riigid esitasid märkimisväärselt julgem nõudmisi ja said neid ka läbi. Leedu näiteks nõudis ja sai Vilniuse, kuigi see oli vallutatud Poola poolt ja pidi nagunii lahendatama sõjaliselt. Miks ei näidanud Eesti sama julgust? Vastus võib peituda Poska isikus ja tema sidemetes. Poska oli mees, kes tundis Vene võimustruktuure seestpoolt ja kes võis näha asju, mida teised ei näinud. Ta võis uskuda, et Nõukogude režiim on tulnud selleks, et jääda ja et Eesti pikaajaline julgeolek sõltub headest suhetest Moskvaga. Selles loogikas oli mõistlik loobuda osadest territooriumidest vastutasuks heanaaberlike suhete eest. Kuid kui see oli Poska loogika, siis ta eksis. Nõukogude Liit ei pidanud kunagi oma lubadusi Eesti suhtes ja okupeeris riigi 20 aastat hiljem. Heanaaberlikud suhted osutusid illusiooniks, mille eest Eesti maksis kõrget hinda. Kas Poska oleks pidanud ette nägema seda, mis tuli? Või oli ta lihtsalt oma ajavang, kes tegi parima, mida ta oskas? Need küsimused on raske vastata, sest me ei tea, mida Poska tegelikult mõtles. Tema isiklikud paberid, mis oleksid võinud anda vastuse, on kadunud. Ja tema kaasaegsed, kes oleksid võinud tunnistada, on ammu surnud. Kuid üks on kindel, Tartu rahu, mis pidi olema Eesti iseseisvuse nurgakivi, osutus ka selle nõrkuseks.
Territoriaalsed loobumised, rahalised kokkulepped ja varjatud protokollid lõid olukorra, kus Eesti sõltus Nõukogude heast tahtest, mis, nagu ajalugu näitas, polnud kunagi usaldusväärne. Ja praegu, üle 100 aasta hiljem, on need küsimused endiselt aktuaalsed. Petserimaa ja Narva tagused alad on siiani Venemaa territooriumil. Tartu rahulepingu piir, mille üle vaieldi 1919. aastal, on praeguse piiri aluseks. Ja saladused, mida Poska kandis, mõjutavad endiselt Eesti ja Venemaa suhteid. Mida me teaksime, kui need saladused tuleksid päevavalgele? Ja kas me tahame teada? 1920. aasta märtsis, vaid mõni nädal pärast rahulepingu allkirjastamist, algasid Eestis sisemised debatid selle üle, kas leping oli piisavalt hea. Mõned poliitikud, eriti rahvuslikus tiivas, väljendasid pettumust territooriumide üle, millest oli loobutud. Teised kaitsesid lepingut, öeldes, et see oli parim, mida praegustes oludes saada oli. Poska ise osales neis debattides vähe. Tema tervis oli halvenemas ja ta taandus üha enam avalikust elust. Kuid vähestel kordadel, mil ta sõna võttis, kaitses ta lepingut kirglikult, öeldes, et see tagas Eesti iseseisvuse ja tuleviku. Kas ta uskus seda, mida ta ütles? Või ta teadis, et tegelik lugu on keerulisem? Poska päeviku viimased sissekanded, mis on kirjutatud 1920. aasta kevadel, viitavad sellele, et ta kandis endas koormat. Ta kirjutab melanhoolselt möödunust ja tulevikust, ta mõtiskleb oma otsuste üle ja ta väljendab kahetsust asjade üle, mida ta ei täpsusta. Üks sissekanne, mis on dateeritud 1920. aasta aprilli lõpuga, on eriti intrigeeriv. Poska kirjutab, et ta on teinud valikuid, mida ajalugu hindab. Ta ei ütle, kas see hinnang saab olema positiivne või negatiivne, kuid tema toon viitab sellele, et ta polnud kindel. Mis valikud need olid? Ja kuidas ajalugu neid hindab? Me oleme üle 100 aasta hiljem ja meil on võimalus vastata sellele küsimusele. Kuid selleks peame avama arhiivid, mis on endiselt suletud, leidma dokumendid, mis on kadunud ja küsima küsimusi, mida varasemad põlvkonnad ei julgenud küsida. Sest Tartu rahu täielik lugu pole kunagi räägitud. Ja on aeg, et me seda lugu räägime. Moskva arhiivides leidub endiselt dokumente, millele pole kunagi ligipääsu antud. Need dokumendid puudutavad Eesti-Vene suhteid 1920. aastatel, sealhulgas Tartu rahulepingut ja selle salajasi lisasid. Vene valitsus on keeldunud neid dokumente avaldamast, viidates riiklikule julgeolekule, kuigi dokumendid on üle 100 aasta vanad. Miks varjab Venemaa dokumente, mis peaksid olema ajaloolise väärtusega? Mida need sisaldavad, mis on nii tundlik, et seda tuleb varjata isegi tänapäeval? Mõned spekuleerivad, et need dokumendid sisaldavad informatsiooni, mis oleks piinlik mõlemale poolele, nii Eestile kui Venemaale. Võib-olla paljastavad nad kokkuleppeid, mida kumbki pool ei taha tunnistada, kompromisse, mis oleksid poliitiliselt kahjustavad. Teised spekuleerivad, et dokumendid on lihtsalt kadunud, et Nõukogude bürokraatia kaos on need ajaloo prügikasti visanud. See on võimalik, sest Nõukogude arhiivid on kurikuulsad oma kaootilisuse poolest ja palju on läinud kaduma. Kuid kuni me ei tea kindlalt, jäävad küsimused õhku. Ja need küsimused on meie ajaloo kesksed küsimused. Kes me oleme rahvusena? Mida me oleme valmis tegema oma iseseisvuse nimel? Ja mis on selle iseseisvuse hind? Tartu rahu vastab nendele küsimustele viisil, mis pole alati meeldiv. See näitab, et iseseisvus ei ole tasuta, et see nõuab kompromisse ja ohverdusi, mis ei ole alati populaarsed. See näitab ka seda, et ajalugu pole kunagi mustvalge, et meie kangelased olid ka inimesed, kes tegid vigu ja kes kandsid saladusi. Jaan Poska oli üks selline kangelane. Ta tõi Eestile iseseisvuse, kuid ta võis ka maksta selle eest hinda, mida me ei tea. Tema saladused on meie saladused ja nende avamine on meie ülesanne. Sest ainult teades tõde saame ehitada tulevikku. Ja see tõde, mis iganes see ka oleks, on parem kui teadmatus. Järgnevates osades jätkame Tartu rahu saladuste avamist, uurides dokumente, mis on leitud ja neid, mis on endiselt kadunud. Me räägime inimestest, kes teadsid tõde ja nendest, kes seda varjasid. Ja me küsime küsimusi, mis on vajanud küsimist juba üle 100 aasta. Sest Tartu rahu ei ole ainult ajalugu. See on meie olevik ja meie tulevik.
Ja see väärib, et me mõistame seda täielikult. 1920. aasta jaanuari keskpaik tõi Tartu läbirääkimistele uue pinge, mis pani delegatsiooni liikmed omavahel vaikselt sosistama ja kahtlustama, et midagi toimub nende selja taga, millest nad pole teadlikud. Adolf Joffe oli saanud Moskvast uued juhised, mis muutsid tema käitumist märgatavalt, ja Poska, kes oli seni olnud rahulik ja kaalutlev, muutus äkki närviliseks viisil, mida tema kolleegid polnud varem näinud. Delegatsiooni liige Julius Seljamaa kirjutas oma märkmetes, et Poska ja Joffe pidasid mitu pikka vestlust kahekesi, ilma tõlkide ja protokollijateta, ning et nende vestluste sisu jäi teistele delegatsiooni liikmetele teadmata. Mis toimus nendel kahekesi kohtumistel? Miks pidas Poska vajalikuks rääkida Nõukogude delegatsiooni juhiga ilma tunnistajateta? Ja mis kõige olulisem, mida nad kokku leppisid, mis ei jõudnud kunagi ametlikesse protokollidesse? Seljamaa märkmed, mis avastati alles 1998. aastal tema perekonna erakogust, annavad aimu pingetest, mis valitsesid Eesti delegatsiooni sees. Ta kirjutab, et mitmed delegatsiooni liikmed väljendasid muret Poska iseseisvate sammude pärast ja et oli isegi kaalutud Tallinnale telegraafi saatmist, et küsida juhiseid. Kuid Poska veenis neid, et kõik on kontrolli all ja et ta teab, mida teeb. See veenmine oli piisav, et hoida delegatsioon koos, kuid kahtlused ei kadunud. Seljamaa kirjutab ka midagi, mis on pannud ajaloolasi kukalt kratsima juba aastakümneid. Ta mainib, et Poska kandis endaga kaasas nahkportfelli, mida ta kunagi ei avanud teiste juuresolekul ja mida ta hoidis alati oma toas, isegi öösiti. See portfell sisaldas dokumente, mida Poska pidas ilmselt äärmiselt tähtsaks, kuid mille sisu jäi teistele teadmata. Pärast Poska lahkumist siit ilmast kadus see portfell jäljetult ja seda pole kunagi leitud. Kas see portfell sisaldas salajasi protokolle? Kas seal olid dokumendid, mis oleksid muutnud meie arusaama Tartu rahust? Me ei tea ja võib-olla ei saagi kunagi teada. 1920. aasta jaanuari lõpus jõudsid läbirääkimised kriitilisse faasi, kus territoriaalsed küsimused pidid saama lõpliku lahenduse. Eesti delegatsioon oli esitanud oma nõudmised, mis sisaldasid Petserimaa ja Narva jõe taguseid alasid, kuid need nõudmised olid märkimisväärselt tagasihoidlikumad kui see, mida Eesti sõjaline olukord oleks võimaldanud nõuda. Vabadussõja rindejoon kulges sel ajal kaugel ida pool, Eesti väed kontrollisid territooriume, mis ulatusid Jamburgi ja Pihkvani, ning sõjaline ülekaal oli selgelt Eesti poolel. Selles kontekstis on arusaamatu, miks Poska ei nõudnud rohkemat. Miks ta piirdus territooriumidega, mis olid minimaalselt vajalikud, kui ta oleks võinud nõuda palju enamat? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Poska kartis provotseerida Nõukogude Venemaad, et ta nägi ette tulevasi konflikte ja soovis neid vältida. Kuid see seletus on ebaveenev, sest Nõukogude Venemaa oli sel ajal nõrk ja võitles mitmel rindel ning Eesti oleks võinud kasutada seda nõrkust oma huvides. Teine seletus, mis on vähem populaarne, kuid võib-olla lähemal tõele, ütleb, et Poska oli juba varem kokku leppinud territooriumide küsimuses ja läbirääkimised olid lihtsalt formaalsus. See seletus põhineb Moskva arhiivide dokumentidel, mis näitavad, et piirijoone põhimõtted olid paigas juba enne läbirääkimiste algust. Kui see on tõsi, siis kes andis Poskale volitused selliseks kokkuleppeks? Eesti valitsus? Või tegutses ta omal käel? Eesti valitsuse protokollid sellest perioodist on puudulikud, mis iseenesest on kahtlane. Tavaliselt dokumenteeriti kõik valitsuse otsused hoolikalt, kuid just Tartu läbirääkimiste perioodist on protokollid lünklikud viisil, mis viitab sellele, et midagi on teadlikult välja jäetud. Kas valitsus teadis Poska salajastest kokkulepetest? Või hoiti neid ka valitsuse eest varjul? Need küsimused on jäänud vastuseta üle 100 aasta ja nad väärivad vastuseid. 1920. aasta veebruari esimesel päeval, vaid üks päev enne rahulepingu allkirjastamist, toimus Tartu läbirääkimiste ruumides sündmus, mida pole kunagi ametlikult tunnistatud, kuid mis on dokumenteeritud mitmes eraallikas. Poska ja Joffe kohtusid viimast korda kahekesi, ilma tunnistajateta, ja see kohtumine kestis üle 3 tunni. Mida nad arutasid nii kaua? Rahulepingu tekst oli selleks ajaks juba valmis ja vajas ainult allkirju. Mis võis nõuda 3-tunnist arutelu? Üks allikas, kes oli sel ajal Tartu läbirääkimiste hoones teenistuses, kirjutas hiljem oma mälestustes, et ta kuulis kohtumise ajal tõstetud hääli ja et Poska lahkus ruumist nähtavalt ärritatuna. See on ainus teadaolev kord, kui Poska kaotas oma tavapärase rahu läbirääkimiste ajal.
Mis võis teda nii ärritada? Ja kas see ärritamine mõjutas kuidagi rahulepingu lõplikku teksti? Me ei tea vastuseid nendele küsimustele, sest kohtumise sisu pole kunagi avalikustatud. Kuid see, et selline kohtumine toimus, on iseenesest kõnekas. See viitab sellele, et isegi viimasel hetkel oli midagi, mille üle vaielda, midagi, mis polnud veel lõplikult otsustatud. 1920. aasta veebruari 2. päeval allkirjastati Tartu rahuleping. See oli ajalooline hetk, mis pidi tagama Eesti iseseisvuse igaveseks ajaks, nagu lepingu tekst ütles. Kuid isegi sel pidulikul hetkel olid varjud, mida keegi ei maininud. Allkirjastamise tseremoonia oli lühike ja asjalik, ilma suure pomp ja pidulikkuseta, mida selline ajalooline sündmus oleks võinud eeldada. Poska allkirjastas lepingu esimesena, tema käsi oli kindel, kuid tema nägu oli tõsine viisil, mis ei sobinud võiduka hetkega. Joffe allkirjastas teisena, naeratades kergelt, justkui teaks ta midagi, mida teised ei teadnud. Pärast allkirjastamist vahetasid Poska ja Joffe käepigistuse, mis kestis tavapärasest kauem. Mõned tunnistajad märkasid, et nad vahetasid ka mõned sõnad, mida teised ei kuulnud. Mis need sõnad olid? Me ei tea kunagi. Tartu rahulepingu tekst on hästi teada ja seda on analüüsitud aastakümneid. Kuid vähem teada on see, et lepingul oli mitu lisa, millest mõned pole kunagi avalikustatud. Need lisad sisaldasid tehnilisi detaile piirijoone kohta, rahaliste kompensatsioonide maksmise ajakava ja muid küsimusi, mis olid liiga detailsed põhilepingu jaoks. Kuid üks lisa, mida nimetatakse mõnikord de protokoll B-d või salajane lisa, on jäänud müsteeriumiks. Selle olemasolu on mainitud mitmes allikas, kuid selle teksti pole kunagi avaldatud. Mõned ajaloolased kahtlevad, kas see üldse eksisteerib, teised on veendunud, et see sisaldab informatsiooni, mis muudaks meie arusaama Tartu rahust põhjalikult. Mis on selles salajases lisas? Kas see sisaldab kokkuleppeid territooriumide kohta, millest Eesti loobus? Kas see sisaldab lubadusi, mida kumbki pool andis, kuid mida nad ei soovinud avalikustada? Me ei tea ja võib-olla ei saagi kunagi teada. Kuid üks on kindel, Tartu rahu ei olnud lihtne diplomaatiline kokkulepe, mida ajalooõpikud kirjeldavad. See oli keeruline mäng, kus mõlemad pooled mängisid oma mängu ja kus tõde jäi sageli varjatuks. 1920. aasta veebruari ja märtsi vahel, vahetult pärast rahulepingu allkirjastamist, toimus Eesti poliitikas midagi, mida pole kunagi täielikult seletatud. Mitmed kõrged ametnikud, kes olid olnud seotud läbirääkimistega, lahkusid ootamatult oma ametitest, mõned tervislikel põhjustel, teised isiklikel põhjustel, mis jäid täpsustamata. See lahkumiste laine oli liiga suur, et olla juhuslik, ja see viitab sellele, et midagi oli juhtunud, mis pani need inimesed oma karjääri lõpetama. Kas nad teadsid midagi, mida nad ei saanud taluda? Kas nad olid näinud dokumente, mis panid neid kahtlema selles, mida nad olid teinud? Me ei tea, sest keegi neist ei rääkinud avalikult ja nende isiklikud paberid on kas kadunud või hävitatud. Poska ise lahkus välisministri ametist märtsis 1920. aastal, ametlikult tervislikel põhjustel. Tema tervis oli tõesti halvenenud, läbirääkimiste pinge oli teda kurnatud, kuid mõned kaasaegsed kahtlustasid, et tegelik põhjus oli midagi muud. Nad uskusid, et Poska ei suutnud enam kanda koormat, mida ta oli endale võtnud, ja et ta vajas distantsi sellest, mida ta oli teinud. Poska viimased kuud olid vaiksed ja melanhoolsed. Ta elas Tallinnas, külastas vaid lähimaid sõpru ja pereliikmeid ning vältis avalikke esinemisi. Tema kirjavahetus sellest perioodist näitab meest, kes oli väsinud ja kes mõtiskles oma elu üle viisil, mis viitas sellele, et ta teadis, et tema aeg on lõppemas. Üks kiri, mille Poska kirjutas oma vanale sõbrale 1920. aasta mais, sisaldab lauset, mis on pannud ajaloolasi mõtlema. Ta kirjutab, et ta on teinud oma elus asju, mida ta ei saa kunagi seletada, ja et ta loodab, et ajalugu mõistab teda paremini kui tema kaasaegsed. See lause viitab sellele, et Poska kandis saladusi, mida ta ei saanud jagada, ja et ta teadis, et need saladused mõjutavad tema pärandit. Mis need saladused olid? Ja kas ajalugu on teda mõistnud? 1920. aasta suvel lahkus Jaan Poska siit ilmast, olles vaid 54 aastat vana. Tema lahkumine oli Eestile suur kaotus, sest ta oli üks väheseid inimesi, kes mõistis rahvusvahelist poliitikat ja kes oskas navigeerida keerulistes diplomaatilistes vetes.
Kuid tema lahkumine oli ka kaotus teises mõttes, sest koos temaga läksid kaasa teadmised, mida ta oli kogunud ja saladused, mida ta oli kandnud. Poska matused olid riiklik sündmus, kus osalesid kõik Eesti poliitilise eliidi liikmed. Kõned olid ülevad, rääkides iseseisvuse isast ja Tartu rahu arhitektist, kuid keegi ei rääkinud küsimustest, mis olid jäänud vastuseta. See vaikus oli kõnekas ja see jätkus aastakümneid. Pärast Poska lahkumist algas võitlus tema pärandi üle. Mõned soovisid teda mälestada kui kangelast, kes tõi Eestile iseseisvuse, teised olid kriitilisemad, küsides, kas ta oleks võinud saavutada rohkemat. See debatt jätkub siiani ja see on osa laiemast küsimusest selle kohta, kuidas me mõistame oma ajalugu. Kuid üks aspekt Poska pärandist on jäänud praktiliselt uurimata, nimelt tema isiklikud paberid ja dokumendid, mis oleksid võinud anda vastuseid paljudele küsimustele. Need paberid kadusid pärast tema lahkumist viisil, mida pole kunagi seletatud ja nende saatus on siiani teadmata. Poska perekond väitis, et paberid anti üle riigile, kuid riiklikud arhiivid ei sisalda neid. Riik väitis, et paberid jäid perekonnale, kuid perekond eitas seda. See vastastikune süüdistamine viitab sellele, et keegi võttis need paberid ja ei soovinud tunnistada seda. Kes võttis Poska paberid? Ja miks? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et paberid võttis Eesti valitsus ise, et varjata informatsiooni, mis oleks olnud poliitiliselt kahjustav. See teooria on vastuoluline, kuid see põhineb asjaolul, et Eesti valitsus oli sel ajal väga teadlik oma rahvusvahelisest mainest ja soovis vältida skandaale. Teised on spekuleerinud, et paberid võtsid välisriikide agendid, kas Nõukogude Liidu või mõne teise riigi omad, kes olid huvitatud informatsioonist, mida need sisaldasid. See teooria on samuti spekulatiivne, kuid see põhineb asjaolul, et Eesti oli sel ajal luuretegevuse sihtmärk ja et mitmed riigid olid huvitatud Eesti diplomaatilisest ajaloost. Kuid kuni me ei tea kindlalt, jäävad need küsimused vastuseta. Ja need küsimused on olulised, sest Poska paberid oleksid võinud anda vastuseid küsimustele, mis on vaevanud ajaloolasi üle 100 aasta. 1920. aastatel, pärast Tartu rahu allkirjastamist, algas Eesti jaoks uus ajastu. Riik oli nüüd rahvusvaheliselt tunnustatud, tal olid kindlad piirid ja ta sai keskenduda ülesehitustööle. Kuid varjud, mis olid langenud Tartu läbirääkimistele, ei kadunud. Territoriaalsed küsimused, mis olid jäänud lahendamata või lahendatud viisil, mis ei rahuldanud kõiki, jätkasid Eesti poliitikat mõjutamast. Petserimaa integreerimine Eestisse oli keeruline protsess, mis tõi kaasa etnilisi pingeid ja halduslikke probleeme. Narva-tagused alad, mis olid jäänud Venemaale, olid pidev meeldetuletus sellest, mida oleks võinud saada, kuid mida ei saadud. Mõned poliitikud, eriti rahvuslikus tiivas, jätkasid kriitikat Tartu rahutingimuste suhtes, väites, et Eesti oleks pidanud nõudma rohkemat. Nad viitasid kaartidele, mis näitasid Eesti asustusega alasid Venemaa poolel ja küsisid, miks need alad jäeti maha. Need küsimused olid poliitiliselt tundlikud ja neid ei arutatud avalikult, kuid kulisside taga käisid tulised debatid. Üks selline debatt toimus 1923. aastal, kui Riigikogu arutas Tartu rahulepingu täitmist. Mõned saadikud väljendasid muret selle üle, et Nõukogude Liit ei täida oma kohustusi, eriti rahaliste kompensatsioonide osas, ja et Eesti peaks kaaluma lepingu revideerimist. Kuid teised hoiatasid, et lepingu avamine võib tuua kaasa tagajärgi, mida keegi ei soovi, ja et parem on jätta asjad nii, nagu nad on. See debatt ei viinud kuhugi, sest Eesti valitsus otsustas, et lepingu avamine on liiga riskantne. Kuid debatt ise on kõnekas, sest see näitab, et juba 3 aastat pärast lepingu allkirjastamist olid mõned poliitikud rahulolematud selle tingimustega. Kas nad teadsid midagi, mida avalikkus ei teadnud? Kas nad olid näinud dokumente, mis näitasid, et Eesti oleks võinud saada rohkemat? 1930. aastatel, kui Euroopa poliitiline olukord muutus üha pingelisemaks, hakkasid mõned Eesti poliitikud uuesti tõstatama küsimusi Tartu rahu kohta. Nad nägid, kuidas Nõukogude Liit tugevnes ja kuidas ta hakkas üha agressiivsemalt käituma oma naabrite suhtes, ning nad küsisid, kas Tartu rahu tingimused olid piisavad, et kaitsta Eestit tulevaste ohtude eest. Need küsimused said eriti teravaks pärast 1934. aastat, kui Nõukogude Liit astus Rahvaste Liitu ja hakkas mängima suuremat rolli rahvusvahelises poliitikas. Mõned Eesti poliitikud nägid selles ohtu märki ja hakkasid otsima võimalusi Eesti julgeoleku tugevdamiseks.
Üks ettepanek, mis tehti kulisside taga, oli Tartu rahulepingu revideerimise nõudmine, et saada tagasi territooriume, millest oli loobutud. See ettepanek ei saanud kunagi ametlikku toetust, sest see oleks olnud diplomaatiliselt võimatu, kuid see näitab, et rahulolematus lepingu tingimustega püsis. 1939. aastal, kui Molotovi-Ribbentropi pakt jagas Ida-Euroopa Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, said kõik küsimused Tartu rahu kohta akadeemilisteks. Eesti oli nüüd Nõukogude mõjusfääris ja tema saatus oli otsustatud mujal, kabinettides, kuhu eestlastel asja polnud. 1940. aastal annekteeriti Eesti Nõukogude Liidu poolt ja Tartu rahuleping muutus tühiseks paberiks, mida uus võim ei tunnistanud. Leping, mis pidi tagama Eesti iseseisvuse igaveseks ajaks, oli nüüd ajalugu, mälestusajast, mis oli möödas. Kuid isegi Nõukogude okupatsiooni ajal ei kadunud küsimused Tartu rahu kohta täielikult. Mõned eestlased, eriti paguluses, jätkasid nende küsimuste tõstatamist, küsides, kas asjad oleksid võinud minna teisiti ja kas Eesti oleks võinud teha paremaid valikuid. Need küsimused said uue tähenduse 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus ja Tartu rahuleping sai taas aktuaalseks. Uus Eesti Vabariik deklareeris ennast Tartu rahulepingu alusel loodud riigi õigusjärglaseks ja nõudis, et Venemaa tunnistaks lepingu kehtivust. Kuid Venemaa keeldus seda tegemast, väites, et Tartu rahuleping on aegunud ja et praegused piirid põhinevad Nõukogude aegsetel kokkulepetel. See vaidlus jätkub siiani ja see on üks põhjusi, miks Eesti ja Venemaa vahel pole siiani piirilepingut. Kas Tartu rahu on ikka veel kehtiv? Ja kui jah, siis mida see tähendab Eesti territoriaalsetele nõudmistele? Need küsimused on juriidiliselt keerulised ja poliitiliselt tundlikud. Mõned juristid väidavad, et Tartu rahuleping on rahvusvahelise õiguse kohaselt endiselt kehtiv, sest Nõukogude anneksioon oli ebaseaduslik ja ei saanud lepingut tühistada. Teised väidavad, et leping on de facto aegunud, sest olukord on muutunud ja lepingu tingimused pole enam realistlikud. Kuid olenemata juriidilistest argumentidest on üks kindel, Tartu rahu jääb Eesti ajaloo keskseks dokumendiks, mis määratleb meie riikluse alused ja meie suhted idanaabriga. Ja selle lepingu täielik mõistmine nõuab, et me avame ka need peatükid, mis on siiani olnud suletud. 1990. aastate alguses, kui Eesti ajaloolased said esimest korda ligipääsu Moskva arhiividele, algas uus peatükk Tartu rahu uurimises. Need arhiivid sisaldasid dokumente, mida polnud kunagi varem nähtud ja mis andsid uue perspektiivi läbirääkimistele ja nende tulemustele. Üks esimesi avastusi oli see, et Nõukogude pool oli läbirääkimisteks palju paremini valmistunud, kui varem arvati. Neil olid detailsed kaardid Eesti territooriumist, demograafilised andmed ja majanduslikud analüüsid, mis võimaldasid neil läbirääkimistel argumenteerida faktide põhjal. Eesti delegatsioonil sellist ettevalmistust polnud. See asümmeetria võis mõjutada läbirääkimiste tulemust viisil, mida me alles hakkame mõistma. Kui Nõukogude pool teadis rohkem kui Eesti pool, siis oli neil eelis, mida nad said kasutada oma huvides. Teine avastus oli see, et Nõukogude pool pidas Tartu läbirääkimisi strateegiliselt oluliseks mitte ainult Eesti, vaid kogu Balti regiooni jaoks. Nad nägid Tartu rahulepingut kui pretsedenti, mis mõjutab läbirääkimisi Läti ja Leeduga ning nad olid valmis tegema järeleandmisi Eestile, et luua soodne pretsedent. See strateegiline mõtlemine selgitab mõningaid anomaaliaid läbirääkimistel, näiteks seda, miks Nõukogude pool oli nii leplik rahaliste kompensatsioonide küsimuses. Nad olid valmis maksma kõrget hinda, et saada kokkulepe, mis sobis nende laiematele eesmärkidele. Kuid kõige intrigeerivam avastus oli see, et Moskva arhiivides leidus viiteid dokumentidele, mis olid klassifitseeritud kõrgema salastatuse tasemega ja mis puudutasid otseselt Tartu läbirääkimisi. Need dokumendid olid märgistatud, kui ei kuulu avaldamisele, ja nende sisu jäi teadmata isegi uurijatele, kellel oli ligipääs arhiividele. Mis on nendes dokumentides? Miks on nad siiani salastatud? Ja kas me saame kunagi teada nende sisu? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta veel kauaks. Venemaa valitsus on keeldunud neid dokumente avaldamast, viidates riiklikule julgeolekule, kuigi dokumendid on üle 100 aasta vanad. See keeldumine on iseenesest kõnekas, sest see viitab sellele, et dokumentides on midagi, mida Venemaa ei soovi avalikustada.
Mõned spekuleerivad, et need dokumendid sisaldavad informatsiooni POSCA ja Nõukogude poole vahelistest salajastest kokkulepete kohta, mis oleksid piinlikud mõlemale poolele. Teised spekuleerivad, et dokumendid sisaldavad informatsiooni Nõukogude luuretegevuse kohta Eestis, tegevuse kohta, mis algas juba enne Tartu rahulepingu allkirjastamist. Kuid kuni me ei näe neid dokumente, jäävad need spekulatsioonid spekulatsioonideks. Ja see on frustreeriv, sest need dokumendid võiksid anda vastuseid küsimustele, mis on vaevanud ajaloolasi üle 100 aasta. Eesti poolel on olukord veelgi keerulisem, sest paljud dokumendid, mis oleksid võinud valgustada Tartu läbirääkimisi, on kadunud või hävitatud. Nõukogude okupatsiooni ajal hävitati süstemaatiliselt dokumente, mis puudutasid Eesti Vabariigi ajalugu ja paljud arhiivid said kannatada. Kuid mõned dokumendid kadusid juba enne okupatsiooni, viisil, mida pole kunagi seletatud. POSCA isiklikud paberid on üks näide, kuid neid on teisigi. Välisministeeriumi arhiivid Tartu läbirääkimiste perioodist on lünklikud, mõned protokollid on kadunud ja mõned kirjavahetused on puudulikud. See lünklikkus võib olla juhuslik, bürokraatliku lohakuse tulemus, kuid see võib olla ka tahtlik, katse varjata midagi, mida ei soovitud avalikustada. Kas keegi Eesti valitsuses otsustas hävitada dokumente, mis oleksid olnud poliitiliselt kahjustavad? Ja kui jah, siis kes tegi selle otsuse ja miks? Need küsimused on tundlikud, sest nad puudutavad Eesti riikluse aluseid ja meie arusaama oma ajaloost. Kuid nad on olulised, sest ainult teades tõde saame ehitada tulevikku kindlal alusel. 1990. aastate lõpus ja 2001. aastatel ilmus mitu raamatut ja artiklit, mis üritasid rekonstrueerida Tartu läbirääkimiste tegelikku kulgu, kasutades nii Eesti kui Venemaa allikaid. Need tööd andsid uue perspektiivi läbirääkimistele, kuid nad tõstatasid ka uusi küsimusi, millele polnud vastuseid. Üks selline küsimus puudutas POSCA rolli läbirääkimistel. Kas ta oli lihtsalt Eesti valitsuse esindaja, kes täitis oma ülesandeid, või oli tal oma agenda, mida ta ajas sõltumatult? Mõned allikad viitavad sellele, et POSCA tegutses sageli omal käel, tehes otsuseid, millest ta ei informeerinud oma kolleege ega valitsust. Kui see on tõsi, siis see muudab meie arusaama Tartu rahust põhjalikult. Teine küsimus puudutas Nõukogude poole tegelikke eesmärke. Kas nad soovisid tõesti rahu Eestiga või oli Tartu rahuleping nende jaoks lihtsalt taktikaline samm, mis võimaldas neil keskenduda teistele rinnetele? Mõned dokumendid viitavad sellele, et Nõukogude juhtkond nägi Tartu rahulepingut kui ajutist kokkulepet, mida nad kavatsesid hiljem revideerida. Kui see on tõsi, siis Eesti sai lepingust vähem, kui ta arvas. Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta veel kauaks. Kuid nende küsimine on oluline, sest see aitab meil mõista oma ajalugu paremini ja vältida vigu tulevikus. Tänapäeval, üle 100 aasta pärast Tartu rahulepingu allkirjastamist, on see leping endiselt aktuaalne. Eesti ja Venemaa vaheline piirivaidlus põhineb osaliselt Tartu rahulepingu tõlgendustel ja see vaidlus mõjutab kahe riigi suhteid siiani. Petserimaa ja Narva-tagused alad, mis olid Tartu rahulepingu objektiks, on endiselt Venemaa territooriumil. Eesti on loobunud nende alade tagasinõudmisest, tunnistades de facto praeguseid piire, kuid de jure küsimus jääb lahtiseks. Mõned juristid väidavad, et Eestil on endiselt õigus nendele aladele Tartu rahulepingu alusel, teised väidavad, et see õigus on aegunud. See juriidiline ebaselgus on üks põhjusi, miks Eesti ja Venemaa vahel pole siiani piirilepingut. Mõlemad pooled on üritanud lepingut sõlmida, kuid läbirääkimised on takerdunud küsimustesse, mis ulatuvad tagasi Tartu rahulepinguni. Kas Tartu rahu saladused mõjutavad meie tulevikku? Ja kas me saame kunagi teada kogu tõde? Need küsimused jäävad õhku, oodates vastuseid, mida võib-olla ei tulegi. Kuid nende küsimine on oluline, sest see aitab meil mõista, kes me oleme ja kuhu me läheme. Jaan POSCA, mees, kes allkirjastas Tartu rahulepingu, on jäänud Eesti ajaloo üheks kesksemaks ja salapärasemaks kujuks. Ta tõi meile iseseisvuse, kuid ta võis ka maksta selle eest hinda, mida me ei tea. Tema saladused on meie saladused ja nende avamine on meie ülesanne. Sest ainult teades tõde saame ehitada tulevikku. Ja see tõde, mis iganes see ka oleks, on parem kui teadmatus. 1919. aasta novembri lõpus, vaid mõni nädal enne Tartu läbirääkimiste ametlikku algust, toimus Stockholmis kohtumine, millest pole kunagi avalikult räägitud ja mille osalejate nimed on siiani osaliselt teadmata.
Rootsi pealinnas, neutraalsel territooriumil, kohtusid inimesed, kes esindasid Eesti ja Nõukogude Venemaa huve, kuid kes polnud ametlikud diplomaadid ega volitatud läbirääkijad. See kohtumine, mis kestis 3 päeva, pani paika raamistiku, milles Tartu läbirääkimised hiljem toimusid, ja selle kohtumise otsused mõjutasid kõike, mis järgnes. Kes olid need inimesed, kes kohtusid Stockholmis? Miks valisid nad just selle linna ja selle aja? Ja mis kõige olulisem, mida nad kokku leppisid, mis sidus Poska käed juba enne, kui ta Tartusse jõudis? Stockholmi kohtumise kohta on säilinud vaid kaudseid viiteid, hajutatud märkmeid ja mälestuskilde, mis kokku panduna moodustavad pildi, mis on sama häiriv, kui see on puudulik. Üks Rootsi diplomaat, kes töötas sel ajal Välisministeeriumis, mainis oma hilisemates memuaarides, et tema kabineti kaudu liikus novembris 19 aastal korrespondentsi, mis puudutas Eesti ja Venemaa esindajate mitteametlikku kohtumist. Ta ei täpsustanud nimesid ega detaile, kuid ta märkis, et kohtumine oli korraldatud kõrgemal tasemel ja et Rootsi valitsus oli sellest teadlik, kuigi mitte ametlikult kaasatud. See viide on oluline, sest see näitab, et Stockholmi kohtumine polnud juhuslik ega improviseeritud, vaid hoolikalt planeeritud sündmus, millesse olid kaasatud mitme riigi huvid. Rootsi, kes oli sel ajal neutraalne, kuid kes omas tugevaid majanduslikke sidemeid nii Eesti kui Venemaaga, oli loogiline koht selliseks kohtumiseks, kuid see, et Rootsi valitsus oli teadlik, viitab sellele, et kohtumisel oli laiem tähendus kui lihtsalt 2 riigi kahepoolsed suhted. Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Stockholmi kohtumine oli osa laiemast Läänemere regiooni ümberkorraldamise plaanist, milles osalesid mitmed suurvõimud ja milles Eesti oli vaid üks mängukivi suuremal laual. See teooria on spekulatiivne, kuid see põhineb asjaolul, et 1919. aastal oli kogu Euroopa ümberkorraldamise protsessis ja et väikeriikide saatus otsustati sageli suurvõimude kabinettides. Kui see teooria on õige, siis Poska polnud Tartus mitte vaba läbirääkija, vaid mees, kes pidi tegutsema raamistikus, mis oli juba paika pandud teiste poolt. See selgitaks, miks ta oli nii leplik küsimustes, kus ta oleks võinud olla julgem, ja miks ta tegi otsuseid, mis tundusid tema kaasaegsetele arusaamatud. Kuid kes pani selle raamistiku paika? Ja kelle huvides see oli? 1919. aasta detsembri alguses, kui Tartu läbirääkimised olid just alanud, saabus Tallinna telegramm, mille sisu on siiani osaliselt teadmata. See telegramm oli adresseeritud Poska nimele ja see saabus Londonist, Briti välisministeeriumi kaudu. Telegrammi olemasolu on dokumenteeritud, kuid selle täpne sisu on kadunud koos paljude teiste dokumentidega sellest perioodist. Mida see telegramm sisaldas? Miks saatis Briti välisministeerium sõnumi Eesti delegatsiooni juhile keset läbirääkimisi? Ja kas see sõnum mõjutas Poska käitumist Tartus? Suurbritannia roll Eesti iseseisvumises on hästi dokumenteeritud, Briti laevastik toetas Eesti vägesid vabadussõjas ja Briti diplomaadid olid aktiivsed Eesti tunnustamise küsimuses. Kuid vähem teada on see, et Suurbritannia omas ka oma agendat Balti regioonis, agendat, mis ei kattunud alati Eesti huvidega. Briti strateegilised huvid Läänemere regioonis olid seotud Venemaa ohjeldamisega ja kaubateede kontrollimisega. Nad soovisid näha tugevaid, kuid mitte liiga tugevaid väikeriike, kes oleksid sõltuvad Briti toetusest ja kes ei esitaks väljakutseid Briti huvidele. Selles kontekstis võis Suurbritannia olla huvitatud sellest, et Eesti ei saaks liiga palju territooriumi, sest liiga suur Eesti oleks võinud olla vähem sõltuv ja vähem kontrollitav. Kas Briti telegramm sisaldas juhiseid Poskale, kuidas käituda territoriaalsetes küsimustes? Kas Suurbritannia mõjutas Tartu läbirääkimiste tulemust viisil, mida me pole kunagi täielikult mõistnud? Need küsimused on spekulatiivsed, kuid nad põhinevad dokumenteeritud faktidel, nimelt sellel, et Briti telegramm eksisteeris ja et selle sisu on kadunud. See kadumine võib olla juhuslik, bürokraatliku lohakuse tulemus, kuid see võib olla ka tahtlik, katse varjata Briti sekkumist Eesti siseasjadesse. 1919. aasta detsembri keskpaigas toimus Tartu läbirääkimistel sündmus, mis pani delegatsiooni liikmed küsima, kas kõik on nii, nagu paistab. Poska sai telegrammi, mille ta luges privaatselt ja mille ta seejärel põletas, jätmata koopiat ega märget selle sisust. See käitumine oli ebatavaline, sest tavaliselt dokumenteeriti kogu korrespondents hoolikalt ja see pani tema kolleegid kahtlustama, et midagi on valesti.
Julius Seljamaa, kes oli üks delegatsiooni liikmetest, kirjutas oma märkmetes, et ta küsis Poskalt telegrammi kohta, kuid Poska keeldus vastamast, öeldes vaid, et see on isiklik asi. See vastus oli ebaveenev, sest keset rahvusvahelisi läbirääkimisi pole midagi isiklikku ja Seljamaa jäi kahtlustama, et Poska varjab midagi olulist. Kes saatis selle telegrammi? Ja miks Poska selle põletas? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et telegramm oli seotud Stockholmi kohtumisega ja et see sisaldas meeldetuletust kokkulepetest, mis olid seal sõlmitud. Teised on spekuleerinud, et telegramm tuli Moskvast Poska vanade kontaktide kaudu ja et see sisaldas informatsiooni, mis oleks olnud kompromiteeriv, kui see oleks avalikuks tulnud. Kuid kõige intrigeerivam teooria ütleb, et telegramm tuli Eesti seest, mõnelt kõrgelt ametnikult, kes soovis mõjutada läbirääkimiste kulgu viisil, mis ei olnud kooskõlas ametliku poliitikaga. See teooria põhineb asjaolul, et Eesti poliitiline eliit polnud ühtne ja et erinevad fraktsioonid omasid erinevaid nägemusi sellest, milline peaks olema Eesti tulevik. Kui see teooria on õige, siis Tartu läbirääkimised polnud mitte ainult Eesti ja Nõukogude Venemaa vaheline mäng, vaid ka Eesti-sisene võimuvõitlus, kus erinevad jõud üritasid mõjutada tulemust oma huvides. 1920. aasta jaanuaris, kui läbirääkimised olid jõudnud kriitilisse faasi, toimus Tallinnas valitsuse istung, mille protokoll on osaliselt salastatud siiani. See istung arutas Tartu läbirääkimiste seisu ja andis Poskale uued juhised, kuid nende juhiste täpne sisu on teadmata. Miks on 100 aasta vanune valitsuse protokoll osaliselt salastatud? Mida see sisaldab, mis on nii tundlik, et seda tuleb varjata isegi tänapäeval? Eesti Rahvusarhiiv on keeldunud avaldamast protokolli täisteksti, viidates sellele, et mõned osad puudutavad riiklikku julgeolekut. See põhjendus on kummaline, sest dokument on üle 100 aasta vana ja selle sisu ei saa enam mõjutada praegust julgeolekuolukorda. Kuid keeldumine on fakt ja see viitab sellele, et dokumendis on midagi, mida keegi ei soovi avalikustada. Mõned ajaloolased, kes on näinud protokolli osaliselt, on viidanud sellele, et see sisaldab arutelu territooriumide üle, millest Eesti võiks loobuda vastutasuks muude hüvede eest. Kui see on tõsi, siis valitsus teadis ja kiitis heaks territoriaalsed loobumised, mis hiljem said Tartu rahulepingu osaks. See muudaks ametliku narratiivi, mille kohaselt Poska tegutses iseseisvalt ja tegi otsuseid, mida valitsus ei kontrollinud. Kuid see tõstatab uue küsimuse, kui valitsus teadis ja kiitis heaks loobumised, siis miks on seda varjatud üle 100 aasta? Mida kardab Eesti riik, et avalikkus teada saab? Tartu läbirääkimiste kulisside taga toimus veel üks mäng, millest avalikkus midagi ei teadnud, nimelt luure- ja vastuluuretegevus, mis saatis kogu läbirääkimiste perioodi. Nii Eesti kui Nõukogude pool üritasid saada informatsiooni teise poole kavatsuste kohta, kasutades selleks agente, informaatoreid ja muid meetodeid, mis polnud alati seaduslikud ega eetilised. Eesti sõjaväeluure, mis oli sel ajal alles lapsekingades, üritas jälgida Nõukogude delegatsiooni tegevust Tartus, kuid nende võimekus oli piiratud. Nõukogude pool seevastu omas märkimisväärselt suuremat kogemust ja ressursse ja on alust arvata, et neil oli Eesti delegatsioonis informaator, kes edastas neile informatsiooni läbirääkimiste seisu kohta. Kes oli see informaator? Kas ta oli delegatsiooni liige või keegi teenindavast personalist? Ja kui palju informatsiooni ta edastas? Need küsimused on jäänud vastuseta, sest Nõukogude luurearhiivid sellest perioodist on endiselt suletud. Kuid kaudsed tõendid viitavad sellele, et Nõukogude pool teadis Eesti delegatsiooni sisemistest aruteludest rohkem, kui nad oleksid pidanud teadma, ja et see teadmine andis neile eelise läbirääkimistel. Üks selline kaudne tõend on see, et Nõukogude delegatsioon tegi sageli ettepanekuid, mis vastasid täpselt Eesti delegatsiooni sisemistele aruteludele, justkui teaksid nad ette, mida Eesti pool kavatseb. See võib olla juhus, kuid see võib olla ka märk sellest, et neil oli ligipääs informatsioonile, mis pidi olema konfidentsiaalne. Kui Nõukogude poolel oli informaator Eesti delegatsioonis, siis see muudab meie arusaama Tartu läbirääkimistest põhjalikult. See tähendab, et Eesti pool läbi rääkis nõrgalt positsioonilt, mitte teades, et nende vastane teab nende kaarte. Ja see võib selgitada, miks läbirääkimiste tulemus oli Eestile vähem soodne, kui see oleks võinud olla. 1920. aasta jaanuari lõpus, kui läbirääkimised olid jõudmas lõpusirgele, toimus veel üks sündmus, mis on jäänud ajaloo varjudesse.
Poska kohtus salaja mehega, kelle identiteet on siiani teadmata, kuid keda mõned allikad kirjeldavad kui kõrget nõukogude ametnikku, kes polnud ametliku delegatsiooni liige. See kohtumine toimus öösel Tartu lähedal asuvas mõisas ja see kestis mitu tundi. Mida nad arutasid? Miks pidi kohtumine toimuma salaja, väljaspool ametlikke kanaleid? Ja kas selle kohtumise tulemused mõjutasid rahulepingu lõplikku teksti? Üks allikas, kes väitis end olevat kohtumise tunnistaja, kirjutas aastakümneid hiljem, et kohtumisel arutati küsimusi, mis polnud ametlike läbirääkimiste päevakorras, sealhulgas Eesti tulevast välispoliitilist orientatsiooni ja majanduslikke suhteid Nõukogude Venemaaga. Kui see on tõsi, siis Tartu rahuleping oli vaid üks osa laiemast kokkuleppest, mis hõlmas küsimusi, mida avalikkusele kunagi ei avaldatud. See teooria on vastuoluline ja paljud ajaloolased on seda kahtluse alla seadnud. Kuid see põhineb allikal, kes väitis end olevat sündmuste otsene tunnistaja ja seda ei saa täielikult kõrvale heita. 1920. aasta veebruari esimestel päevadel, vahetult enne rahulepingu allkirjastamist, toimus Eesti delegatsioonis sisemine kriis, millest avalikkus midagi ei teadnud. Mõned delegatsiooni liikmed väljendasid muret selle üle, et leping ei vasta Eesti huvidele ja et Poska on teinud liiga palju järeleandmisi. Nad kaalusid isegi Tallinnale telegraafi saatmist, et paluda uusi juhiseid, kuid Poska veenis neid, et see oleks viga. Mis argumendid Poska kasutas, et veenda oma kolleege? Ja kas ta rääkis neile tõtt või varjas ta midagi? Seljamaa märkmed sellest perioodist on eriti paljastlikud. Ta kirjutab, et Poska oli nendel päevadel ebatavaliselt pinges ja et ta käitus viisil, mis viitas sellele, et ta kannab suurt koormat. Ta kirjutab ka, et Poska ütles kord pooleldi iseendale, et mõnikord tuleb teha valikuid, mis pole populaarsed, kuid mis on vajalikud. See lause jäi Seljamaale meelde ja ta mõtiskles selle üle aastakümneid. Mida Poska mõtles, kui ta seda ütles? Milliseid valikuid ta oli teinud? Ja kelle jaoks need olid vajalikud? Tartu rahulepingu allkirjastamine veebruari 2. päeval 1920. aastal oli Eesti jaoks ajalooline hetk, kuid see oli ka hetk, mil paljud küsimused jäid vastuseta. Leping allkirjastati, käed suruti, kõned peeti, kuid varjud, mis olid langenud läbirääkimistele, ei kadunud. Poska lahkus Tartust vahetult pärast allkirjastamist, naastes Tallinna, kus teda ootas valitsus ja avalikkus. Ta pidas kõne, milles ta kiitis lepingut ja ütles, et see tagab Eesti tuleviku, kuid tema silmad rääkisid teist lugu. Need, kes teda tundsid, märkasid, et ta oli väsinud viisil, mis polnud ainult füüsiline, ja et ta kandis endas koormat, mida ta ei saanud jagada. Järgnevatel nädalatel taandus Poska üha enam avalikust elust. Ta osales veel mõnel valitsuse istungil ja kohtus mõne vana sõbraga, kuid ta vältis avalikke esinemisi ja keeldus andmast intervjuusid. Tema tervis halvenes kiiresti, kuid mõned kaasaegsed kahtlustasid, et tegelik põhjus polnud füüsiline, vaid vaimne, et ta oli kurnatud mitte ainult tööst, vaid ka saladusest, mida ta kandis. 1920. aasta märtsis lahkus Poska ametlikult välisministri kohalt, viidates tervisele. See lahkumine oli oodatud, kuid selle ajastus oli märkimisväärne, vaid mõni nädal pärast rahulepingu allkirjastamist, justkui oleks ta oodanud seda hetke, et saaks lõpuks puhata. Kuid kas ta sai puhata? Või vaevasid teda mõtted sellest, mida ta oli teinud? Poska kirjad sellest perioodist, need vähesed, mis on säilinud, viitavad mehele, kes oli rahutus. Ta kirjutab oma vennale, et ta mõtleb sageli minevikule ja et ta küsib endalt, kas ta oleks võinud teha asju teisiti. Ta ei täpsusta, mida ta mõtleb, kuid kontekst viitab Tartu läbirääkimistele ja otsustele, mida ta seal tegi. Üks kiri, mis on dateeritud 1920. aasta aprilli keskpaigaga, on eriti liigutav. Poska kirjutab oma vanale sõbrale, et ta on teinud oma elus asju, mida ta ei saa kunagi täielikult seletada ja et ta loodab, et tulevased põlvkonnad mõistavad teda paremini kui tema kaasaegsed. See lause on saanud kuulsaks ja seda on tsiteeritud paljudes Poska elulugudes, kuid selle täpne tähendus on jäänud ebaselgeks. Mida Poska mõtles, kui ta seda kirjutas? Milliseid asju ta ei saanud seletada? Ja kas tulevased põlvkonnad on teda mõistnud? Me oleme nüüd üle 100 aasta hiljem ja meil on võimalus vastata sellele küsimusele. Kuid vastus sõltub sellest, mida me teame ja mida me ei tea. Ja paraku on palju, mida me ei tea. Poska isiklikud paberid, mis oleksid võinud anda vastuseid paljudele küsimustele, on kadunud viisil, mida pole kunagi rahuldavalt seletatud.
Tema perekond väitis, et paberid anti üle riigile, kuid riiklikud arhiivid ei sisalda neid. Mõned dokumendid võivad olla erakogudes, hajutatuna sugulaste ja sõprade vahel, kuid nende leidmine on osutunud võimatuks. Üks legend, mis on ringelnud ajaloolaste seas, ütleb, et Poska hävitas ise osa oma pabereid enne oma lahkumist, põletades neid oma kodus Tallinnas. Kui see on tõsi, siis ta tegi teadliku valiku varjata midagi, mida ta ei soovinud, et tulevased põlvkonnad teaksid. Kuid miks? Mida need paberid sisaldasid, mis oli nii tundlik, et seda tuli hävitada? 1920. aasta suvel, vaid mõni kuu pärast Tartu rahulepingu allkirjastamist, lahkus Jaan Poska siit ilmast. Ta oli 54 aastat vana mees, kes oleks pidanud olema oma elu parimas eas, kuid kes oli kurnatud viisil, mis viitas sellele, et ta oli kandnud koormat, mis oli liiga raske. Tema lahkumine jättis maha tühimiku, mida polnud võimalik täita. Ta oli üks väheseid eestlasi, kes mõistis rahvusvahelist poliitikat seestpoolt ja kes oskas navigeerida keerulistes diplomaatilistes vetes. Tema kaotus oli Eestile suur löök, eriti ajal, mil riik vajas kogenud juhte. Kuid tema lahkumine jättis maha ka küsimused, mis on jäänud vastuseta üle 100 aasta. Küsimused sellest, mida ta teadis ja mida ta varjas. Küsimused sellest, mida ta tegi Tartus ja miks. Küsimused sellest, kas Eesti oleks võinud saada rohkemat ja kas ta ohverdas midagi, mida me ei tea. Need küsimused on meie ajaloo kesksed küsimused ja nad väärivad vastuseid. 1920. ja 30. aastatel, kui Eesti ehitas üles oma riiklust, jäid küsimused Tartu rahu kohta tagaplaanile. Riigil oli palju teha, majandust üles ehitada, haridussüsteemi luua, kaitseväge tugevdada ja ajaloolised debatid tundusid vähem olulised kui praktilised ülesanded. Kuid mõned inimesed ei unustanud. Mõned poliitikud ja ajaloolased jätkasid küsimuste esitamist, otsides vastuseid, mida ametlik narratiiv ei pakkunud. Nad uurisid arhiive, intervjueerisid tunnistajaid ja üritasid rekonstrueerida seda, mis tegelikult Tartus toimus. Üks selline uurija oli ajaloolane, kes töötas 1930. aastatel Tartu Ülikoolis ja kes pühendas osa oma karjäärist Tartu rahulepingu uurimisele. Ta kogus dokumente, intervjueeris inimesi, kes olid olnud läbirääkimistega seotud ja koostas käsikirja, mis pidi olema esimene põhjalik uurimus Tartu rahust. Kuid see käsikiri ei ilmunud kunagi. 1938. aastal, kui käsikiri oli peaaegu valmis, sai uurija külastuse julgeolekupolitseist, kes soovitas tal tungivalt loobuda käsikirja avaldamisest. Põhjuseid ei täpsustatud, kuid sõnum oli selge, mõned asjad on parem jätta uurimata. Uurija järgis soovitust ja käsikiri jäi avaldamata. See kadus Nõukogude okupatsiooni ajal ja seda pole kunagi leitud. Kuid mõned inimesed, kes olid käsikirja lugenud, mäletasid selle sisu ja rääkisid sellest hiljem. Mida see käsikiri sisaldas? Miks julgeolekupolitsei soovis selle avaldamist takistada? Ja kus see käsikiri praegu on, kui see üldse veel eksisteerib? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta igavesti. Kuid see, et selline käsikiri eksisteeris ja et selle avaldamist takistati, on iseenesest kõnekas. See viitab sellele, et juba 1930. aastatel oli keegi, kes teadis midagi, mida ametlik narratiiv ei kajastanud, ja et see teadmine oli piisavalt ohtlik, et seda tuli varjata. Nõukogude okupatsioon 1940. aastal muutis kõik. Tartu rahuleping, mis pidi tagama Eesti iseseisvuse igaveseks ajaks, muutus tühiseks paberiks, mida uus võim ei tunnistanud. Eesti riiklus lõppes ja koos sellega lõppes ka võimalus avalikult arutada Tartu rahu küsimusi. Nõukogude võim kehtestas oma narratiivi, mille kohaselt Tartu rahuleping oli imperialistlik kokkulepe, mis oli suunatud Nõukogude Venemaa vastu ja mis pidi olema tühistatud. See narratiiv oli propaganda, kuid see oli ainus narratiiv, mida lubati, ja see mõjutas põlvkondade arusaama ajaloost. Kuid isegi Nõukogude ajal ei kadunud küsimused täielikult. Mõned eestlased, eriti paguluses, jätkasid Tartu rahu uurimist, kasutades allikaid, mis olid neile kättesaadavad. Nad avaldasid artikleid ja raamatuid, mis esitasid alternatiivse narratiivi, mis oli kriitilisem ja küsivam kui ametlik versioon. Üks selline pagulasajalooline avaldas 1960. aastatel uurimuse, mis keskendus Poska rollile Tartu läbirääkimistel.
See uurimus põhines osaliselt intervjuudel inimestega, kes olid tundnud Poskat isiklikult, ja see esitas küsimusi, mida varem polnud julgetud küsida. Uurimus väitis, et Poska tegutses Tartus osaliselt iseseisvalt, tehes otsuseid, millest ta ei informeerinud täielikult oma valitsust. See väide põhines tunnistajate ütlustel ja kaudsetel tõenditel, kuid see oli piisavalt veenev, et panna kahtluse alla ametliku narratiivi. Kas Poska tegutses iseseisvalt? Ja kui jah, siis kelle huvides? Need küsimused said uue tähenduse 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus ja arhiivid avanesid. Nüüd oli võimalik uurida dokumente, mis olid olnud suletud aastakümneid, ja otsida vastuseid küsimustele, mis olid jäänud vastuseta. Kuid see, mida uurijad leidsid, oli sama häiriv, kui see oli valgustav. Paljud dokumendid olid kadunud, mõned ilmselt hävitatud nõukogude ajal, teised kadunud viisil, mida polnud võimalik seletada. Ja need dokumendid, mis olid säilinud, andsid sageli rohkem küsimusi kui vastuseid. Moskva arhiivid, mis avanesid osaliselt 1990. aastate alguses, sisaldasid dokumente, mis näitasid Tartu läbirääkimisi uues valguses. Need dokumendid näitasid, et nõukogude pool oli läbirääkimisteks palju paremini valmistunud, kui varem arvati, ja et neil oli informatsioon, mida nad poleks pidanud omama. Üks dokument, mis leiti Moskva arhiivist, sisaldas Eesti delegatsiooni sisemiste arutelude kokkuvõtet, mis oli koostatud nõukogude luure poolt. See dokument näitas, et nõukogude poolel oli ligipääs informatsioonile, mis pidi olema konfidentsiaalne, ja see kinnitas kahtlusi, et neil oli Eesti delegatsioonis informaator. Kes oli see informaator? See küsimus on jäänud vastuseta ja see võib jääda vastuseta igavesti. Kuid see, et informaator eksisteeris, on nüüd dokumentaalselt kinnitatud ja see muudab meie arusaama Tartu läbirääkimistest. Kui nõukogude poolel oli informaator, siis Eesti läbi rääkis nõrgalt positsioonilt, mitte teades, et nende vastane teab nende plaane. See selgitab mõningaid anomaaliaid läbirääkimistel ja see selgitab ka seda, miks tulemus oli Eestile vähem soodne, kui see oleks võinud olla. Kuid see tõstatab ka uue küsimuse, kas Poska teadis informaatorist? Ja kui ta teadis, siis miks ta ei teinud midagi? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Poska teadis või kahtlustas informaatori olemasolu, kuid otsustas mitte tegutseda, sest ta kartis, et see võib ohustada läbirääkimisi. See teooria on spekulatiivne, kuid see põhineb asjaolul, et Poska oli kogenud mees, kes mõistis luure ja vastuluure maailma ja kes oleks pidanud märkama märke sellest, et midagi on valesti. Kui Poska teadis informaatorist ja ei teinud midagi, siis see tõstatab küsimusi tema motiivide kohta. Kas ta oli nõrk? Kas ta oli kompromiteeritud? Või oli tal muu põhjus, mida me ei mõista? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta igavesti. Kuid nende küsimine on oluline, sest see aitab meil mõista oma ajalugu paremini ja vältida vigu tulevikus. Tänapäeval, üle 100 aasta pärast Tartu rahulepingu allkirjastamist, on see leping endiselt aktuaalne ja vastuoluline. Eesti ja Venemaa vaheline piirivaidlus põhineb osaliselt Tartu rahulepingu tõlgendustel ja see vaidlus mõjutab kahe riigi suhteid siiani. Petserimaa ja Narva tagused alad, mis olid Tartu rahulepingu objektiks, on endiselt Venemaa territooriumil. Need alad, kus kunagi elasid eestlased ja setud, on nüüd osa Venemaast ja nende elanikud on läbinud aastakümneid Nõukogude ja Vene võimu all. Kas need alad oleksid pidanud kuuluma Eestile? Ja kas Poska oleks võinud neid saada, kui ta oleks olnud julgem? Need küsimused on poliitiliselt tundlikud ja nendele pole lihtsat vastust. Kuid nende küsimine on oluline, sest see aitab meil mõista, mida me kaotasime ja mida me oleksime võinud saada. Tartu rahu saladused pole kadunud, nad lihtsalt ootavad, et keegi neid avastaks. Dokumendid, mis on peidetud arhiividesse, mälestused, mis on unustatud ja küsimused, mis on jäänud vastuseta, kõik need ootavad, et keegi neid uuriks ja tooks päevavalgele. Sest ainult teades tõde saame mõista oma minevikku ja ehitada oma tulevikku. Ja see tõde, mis iganes see ka oleks, on parem kui teadmatus. Jaan Poska, mees, kes allkirjastas Tartu rahulepingu, jääb Eesti ajaloo üheks kesksemaks ja salapärasemaks kujuks. Ta tõi meile iseseisvuse, kuid ta võis ka maksta selle eest hinda, mida me ei tea. Tema saladused on meie saladused ja nende avamine on meie kohustus tulevaste põlvkondade ees. Kas me oleme valmis selleks? Kas me tahame teada tõde, isegi kui see on ebamugav? Ja kas me suudame taluda seda, mida me võime avastada?
Need küsimused on meie endi küsimused ja ainult meie saame neile vastata. 1920. aasta veebruari 3. päeval, vaid üks päev pärast rahulepingu allkirjastamist, saatis Adolf Joffe Moskvasse telegrammi, mille sisu on alles hiljuti saanud teatavaks tänu Venemaa arhiivide osalisele avanemisele 90. aastate alguses. See telegramm, mis oli adresseeritud otse Leninile, sisaldas lauset, mis on pannud ajaloolasi ümber hindama kogu Tartu läbirääkimiste narratiivi, sest Joffe kirjutas, et kokkulepitud tingimused on täidetud ja et Eesti pool on näidanud üles koostöövalmidust, mis ületab ootusi. Mida tähendas see koostöövalmidus, mis ületas ootusi? Milliseid tingimusi Joffe pidas silmas, kui ta rääkis kokkulepitud tingimustest? Ja mis kõige olulisem, kas need tingimused olid samad, mis kajastusid avalikus rahulepingus, või oli tegemist millegi muuga, millest avalikkus kunagi teada ei saanud? See telegramm on üks väheseid otseseid tõendeid selle kohta, et Tartu läbirääkimistel toimus midagi, mis jäi ametlike protokollide raamidest välja. Joffe sõnastus viitab selgelt sellele, et tal oli Poskaga mingi eelkokkulepe, mille täitmist ta nüüd Leninile raporteeris, ja see eelkokkulepe pidi olema piisavalt oluline, et vääris mainimist kõrgemal tasemel. Lenini vastus sellele telegrammile pole säilinud või pole seda kunagi avalikustatud, mis iseenesest on kõnekas. Nõukogude arhiivid sisaldavad tavaliselt mõlema poole korrespondentsi, kuid selles konkreetses küsimuses on säilinud vaid Joffe telegramm, mitte Lenini reaktsioon. Kas vastus hävitati teadlikult? Või on see peidetud mõnda arhiivi, mis pole kunagi avatud uurijatele? 1920. aasta veebruari esimestel nädalatel, vahetult pärast rahulepingu allkirjastamist, toimus Eesti poliitikas midagi, mida võib nimetada vaikseks kriisiks. Mitmed kõrged ametnikud, kes olid olnud kursis läbirääkimiste detailidega, hakkasid esitama küsimusi, mis viitasid sellele, et nad polnud rahul sellega, mida nad olid näinud ja kuulnud. Need küsimused ei jõudnud kunagi avalikkuse ette, kuid valitsuse sisemised protokollid, need vähesed, mis on säilinud, viitavad pingetele, mis valitsesid kõrgemal tasemel. Üks selline protokoll, mis on dateeritud veebruari 2. nädalaga, sisaldab arutelu selle üle, kas rahulepingu kõik tingimused on avalikkusele teatavaks tehtud. See arutelu on protokollis kajastatud vaid osaliselt, mõned lõigud on välja jäetud viisil, mis viitab sellele, et tegemist oli tundliku teemaga, mida ei soovitud dokumenteerida. Kuid isegi see, mis on säilinud, annab aimu sellest, et valitsuse liikmed polnud kindlad, kas nad teavad kõike, mida nad peaksid teadma. Kas Poska varjas midagi isegi oma valitsuse eest? Ja kui jah, siis miks? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Poska tegutses Tartus osaliselt iseseisvalt, tehes otsuseid, millest ta ei informeerinud täielikult oma kolleege ega ülemusi. See teooria põhineb mitmel kaudsel tõendil, sealhulgas sellel, et Poska kohtus korduvalt Joffega kahekesi, ilma tunnistajateta, ja et ta keeldus sageli vastamast küsimustele oma tegevuse kohta. Kuid see teooria tõstatab omakorda küsimuse, miks Poska oleks pidanud tegutsema iseseisvalt. Kas tal oli motiiv, mida me ei mõista? Kas ta uskus, et ta teab paremini kui teised, mida Eesti vajab? Või oli ta mõne välise jõu mõju all, mis sundis teda tegema otsuseid, mida ta muidu poleks teinud? 1920. aasta märtsis, kui Poska lahkus välisministri ametist, jättis ta maha olukorra, mis oli keerulisem, kui avalikkus teadis. Rahulepingu ratifitseerimine Riigikogus oli formaalsus, kuid kulisside taga käisid debatid selle üle, kas leping oli piisavalt hea ja kas Eesti oleks pidanud nõudma rohkemat. Need debatid ei viinud kuhugi, sest leping oli juba allkirjastatud ja selle avamine oleks olnud poliitiliselt võimatu. Kuid debatid ise on kõnekad, sest nad näitavad, et juba sel ajal olid mõned poliitikud rahulolematud lepingu tingimustega ja kahtlustasid, et midagi on valesti. Üks selline poliitik oli Konstantin Päts, kes oli sel ajal üks Eesti juhtivaid riigimehi ja kes hiljem sai Eesti presidendiks. Päts väljendas mitmel korral muret Tartu rahutingimuste üle, eriti territoriaalsete küsimuste osas, ja ta viitas sellele, et Eesti oleks võinud saada rohkemat, kui läbirääkijad oleksid olnud julgemad. Pätsi kriitika oli ettevaatlik ja ta ei nimetanud kunagi otseselt Poskat, kuid kontekst oli selge. Ta uskus, et Tartu läbirääkimistel tehti vigu, mida oleks saanud vältida, ja et need vead mõjutavad Eesti tulevikku viisil, mida pole võimalik tagasi pöörata. Kas Pätsil oli õigus? Ja kas ta teadis midagi, mida teised ei teadnud? Pätsi isiklikud paberid sellest perioodist on osaliselt säilinud ja need annavad aimu tema mõtetest.
Ta kirjutas oma päevikus 1920. aasta märtsis, et Tartu rahu on kompromiss, mis võib osutuda kalliks ja et tulevased põlvkonnad võivad küsida, miks me ei nõudnud rohkemat. See sissekanne on prohvetlik, sest täpselt seda küsimust me tänapäeval küsimegi. Kuid Päts kirjutas ka midagi muud, mis on jäänud vähem tähelepanu alla. Ta mainis, et tal on informatsioon, mis viitab sellele, et läbirääkimistel toimus midagi, millest avalikkus ei tea, ja et ta kavatseb seda informatsiooni uurida. Kas ta uuris? Ja mida ta leidis? Pätsi hilisemad paberid ei sisalda otsest vastust sellele küsimusele, kuid mõned kaudsed viited annavad aimu sellest, et ta jätkas uurimist ja et ta leidis midagi, mis teda häiris. Ta mainis mitmel korral oma lähikondlastele, et Tartu rahu täielik lugu pole kunagi räägitud ja et mõned asjad on parem jätta minevikku. Mida Päts leidis? Ja miks ta otsustas seda mitte avalikustada? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta igavesti, sest Päts ise viidi Nõukogude vangilaagrisse 1940. aastal ja ta ei naasnud kunagi. Tema teadmised, mis iganes need ka olid, läksid temaga kaasa. 1920. aastatel, kui Eesti ehitas üles oma riiklust, jäid küsimused Tartu rahu kohta tagaplaanile, kuid nad ei kadunud täielikult. Mõned ajaloolased ja poliitikud jätkasid nende küsimuste tõstatamist, otsides vastuseid, mida ametlik narratiiv ei pakkunud. Üks selline küsimus puudutas rahalisi kompensatsioone, mida Nõukogude Venemaa pidi Eestile maksma. Tartu rahulepingu kohaselt pidi Venemaa maksma Eestile 50 miljonit kuldrubla, mis oli sel ajal tohutu summa. Kuid selle summa tegelik maksmine osutus keeruliseks ja Eesti ei saanud kunagi kätte kogu summat, mida leping ette nägi. Miks Nõukogude Venemaa ei täitnud oma kohustusi? Ja miks Eesti ei nõudnud jõulisemalt oma õigusi? Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et rahalised kompensatsioonid olid algusest peale mõeldud kui sümboolne žest, mitte kui tegelik kohustus, ja et mõlemad pooled teadsid seda. See teooria põhineb asjaolul, et Nõukogude Venemaa oli sel ajal majanduslikult kurnatud ja poleks suutnud maksta sellist summat isegi siis, kui ta oleks tahtnud. Kuid see teooria tõstatab küsimuse, miks Eesti nõustus lepinguga, mis sisaldas kohustusi, mida teine pool ilmselt ei kavatsenud täita. Kas Poska teadis, et rahalised kompensatsioonid on illusioon? Ja kui ta teadis, siis miks ta nõustus sellise lepinguga? Üks võimalik vastus on see, et rahalised kompensatsioonid olid osa laiemast tehingust, kus Eesti sai midagi muud vastutasuks selle eest, et ta ei nõudnud tegelikku maksmist. See midagi muu võis olla poliitiline tunnustus, julgeolekugarantiid või midagi muud, mida me ei tea. Kuid see on spekulatsioon ja dokumentaalset kinnitust pole leitud. Või õigemini, dokumendid, mis võiksid seda kinnitada, on kadunud. 1920. aasta suvel, kui Poska lahkus siit ilmast, jättis ta maha pärandi, mis oli sama keeruline kui tema elu. Ta oli mees, kes tõi Eestile iseseisvuse, kuid kes võis ka maksta selle eest hinda, mida me ei tea. Tema saladused läksid temaga kaasa ja need saladused on vaevanud ajaloolasi üle 100 aasta. Poska matused olid riiklik sündmus, kus osalesid kõik Eesti poliitilise eliidi liikmed. Kõned olid ülevad, rääkides iseseisvuse isast ja Tartu rahu arhitektist, kuid keegi ei rääkinud küsimustest, mis olid jäänud vastuseta. See vaikus oli kõnekas ja see jätkus aastakümneid. Pärast Poska lahkumist algas võitlus tema pärandi üle. Mõned soovisid teda mälestada kui kangelast, kes tõi Eestile iseseisvuse ilma igasuguste reservatsioonideta. Teised olid kriitilisemad, küsides, kas ta oleks võinud saavutada rohkemat ja kas ta tegi vigu, mida oleks saanud vältida. See debatt jätkub siiani ja see on osa laiemast küsimusest selle kohta, kuidas me mõistame oma ajalugu. Kas me tahame näha oma kangelasi kui täiuslikke inimesi, kes ei teinud kunagi vigu? Või oleme me valmis tunnistama, et isegi meie suurimad riigimehed olid inimesed, kes tegid valikuid, mis polnud alati õiged? Poska puhul on see küsimus eriti terav, sest tema valikud mõjutavad meid siiani. Territoriaalsed küsimused, mille üle ta läbi rääkis, on endiselt aktuaalsed. Piirid, mille ta kokku leppis, on endiselt vaidluste objektiks. Ja saladused, mida ta kandis, mõjutavad endiselt meie arusaama oma ajaloost. 1930. aastatel, kui Euroopa poliitiline olukord muutus üha pingelisemaks, hakkasid mõned Eesti poliitikud uuesti tõstatama küsimusi Tartu rahu kohta.
Nad nägid, kuidas Nõukogude Liit tugevnes ja kuidas ta hakkas üha agressiivsemalt käituma oma naabrite suhtes ning nad küsisid, kas Tartu rahutingimused olid piisavad, et kaitsta Eestit tulevaste ohtude eest. Need küsimused said eriti teravaks pärast 1934. aastat, kui Nõukogude Liit astus Rahvaste Liitu ja hakkas mängima suuremat rolli rahvusvahelises poliitikas. Mõned Eesti poliitikud nägid selles ohtu märki ja hakkasid otsima võimalusi Eesti julgeoleku tugevdamiseks. Kuid selleks ajaks oli juba hilja. Tartu rahuleping oli allkirjastatud ja selle tingimused olid fikseeritud. Eesti pidi elama sellega, mida Poska oli kokku leppinud, olenemata sellest, kas see oli piisav või mitte. 1939. aastal, kui Molotovi-Ribbentropi pakt jagas Ida-Euroopa Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, said kõik küsimused Tartu rahu kohta akadeemilisteks. Eesti oli nüüd Nõukogude mõjusfääris ja tema saatus oli otsustatud mujal, kabinettides, kuhu eestlastel asja polnud. Tartu rahuleping, mis pidi tagama Eesti iseseisvuse igaveseks ajaks, osutus tühiseks paberiks, mida suurvõimud ei austanud. See oli valus õppetund selle kohta, et rahvusvahelised lepingud on väärt ainult nii palju, kui palju on jõudu neid toetamas. Kuid kas Tartu rahu oleks võinud olla tugevam? Kas Poska oleks võinud läbi rääkida tingimused, mis oleksid andnud Eestile parema positsiooni? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta igavesti. 1940. aastal, kui Eesti annekteeriti Nõukogude Liidu poolt, algas uus peatükk Tartu rahu ajaloos. Nõukogude võim kehtestas oma narratiivi, mille kohaselt Tartu rahuleping oli imperialistlik kokkulepe, mis oli suunatud Nõukogude Venemaa vastu ja mis pidi olema tühistatud. See narratiiv oli propaganda, kuid see oli ainus narratiiv, mida lubati, ja see mõjutas põlvkondade arusaama ajaloost. Eestlased, kes elasid Nõukogude võimu all, ei saanud avalikult arutada Tartu rahu tegelikku tähendust ega küsida küsimusi, mis oleksid võinud seada kahtluse alla ametlikku versiooni. Kuid mõned inimesed ei unustanud. Mõned eestlased, eriti paguluses, jätkasid Tartu rahu uurimist ja küsimuste esitamist. Nad säilitasid mäluajast, mil Eesti oli iseseisev, ja nad andsid selle mälu edasi järgmistele põlvkondadele. Paguluses ilmus mitmeid uurimusi ja artikleid, mis käsitlesid Tartu rahulepingut kriitiliselt ja mis esitasid küsimusi, mida Nõukogude Eestis polnud võimalik küsida. Need tööd olid olulised, sest nad hoidsid elus alternatiivset narratiivi, mis oli lähemal tõele kui Nõukogude propaganda. Üks selline pagulasuurija avaldas 1970. aastatel põhjaliku analüüsi Tartu läbirääkimistest, mis põhines osaliselt intervjuudel inimestega, kes olid olnud läbirääkimistega seotud või kes olid tundnud Poskat isiklikult. See analüüs esitas küsimusi, mida varem polnud julgetud küsida, ja see pakkus vastuseid, mis olid sama häirivad, kui need olid valgustlikud. Analüüs väitis, et Poska tegutses Tartus osaliselt väliste jõudude mõju all, jõudude, mis polnud Eesti valitsus ega Eesti rahvas. Need jõud võisid olla Suurbritannia, kes omas oma agendat Balti regioonis, või need võisid olla Poska vanad kontaktid Venemaal, kes mõjutasid teda viisil, mida me ei mõista täielikult. See väide oli vastuoluline ja paljud ajaloolased lükkasid selle tagasi kui spekulatsiooni. Kuid see põhines allikatel, kes väitsid end olevat sündmuste otsesed tunnistajad ja seda polnud võimalik täielikult kõrvale heita. Kas Poska oli väliste jõudude mõju all? Ja kui jah, siis milliste jõudude? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta igavesti. Kuid nende küsimine on oluline, sest see aitab meil mõista oma ajalugu paremini ja vältida vigu tulevikus. 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus, sai Tartu rahuleping uue tähenduse. Uus Eesti Vabariik deklareeris ennast Tartu rahulepingu alusel loodud riigi õigusjärglaseks ja nõudis, et Venemaa tunnistaks lepingu kehtivust. See nõudmine oli juriidiliselt põhjendatud, sest Nõukogude anneksioon oli olnud ebaseaduslik ja see ei saanud tühistada lepingut, mis oli sõlmitud enne anneksiooni. Kuid poliitiliselt oli see nõudmine keeruline, sest Venemaa keeldus tunnistamast Tartu rahulepingu kehtivust ja väitis, et praegused piirid põhinevad Nõukogude-aegsetel kokkulepetel. See vaidlus jätkub siiani ja see on üks põhjusi, miks Eesti ja Venemaa vahel pole siiani piirilepingut. Mõlemad pooled on üritanud lepingut sõlmida, kuid läbirääkimised on takerdunud küsimustesse, mis ulatuvad tagasi Tartu rahulepinguni. Petserimaa ja Narva-tagused alad, mis olid Tartu rahulepingu objektiks, on endiselt Venemaa territooriumil.
Eesti on de facto loobunud nende alade tagasinõudmisest, tunnistades praeguseid piire, kuid de jure küsimus jääb lahtiseks. Kas Eestil on endiselt õigus nendele aladele? Ja kas me peaksime neid nõudma? Need küsimused on poliitiliselt tundlikud ja nendele pole lihtsat vastust. Mõned väidavad, et Eesti peaks jääma oma juriidilisele positsioonile ja nõudma Tartu rahulepingu täitmist. Teised väidavad, et see on ebarealistlik ja et Eesti peaks tunnistama praeguseid piire, et normaliseerida suhteid Venemaaga. Kuid olenemata sellest, millist positsiooni me võtame, on üks kindel: Tartu rahu jääb Eesti ajaloo keskseks dokumendiks, mis määratleb meie riikluse alused ja meie suhted idanaabriga. Ja selle lepingu täielik mõistmine nõuab, et me avame ka need peatükid, mis on siiani olnud suletud. 1990. aastate alguses, kui Eesti ajaloolased said esimest korda ligipääsu Moskva arhiividele, algas uus peatükk Tartu rahu uurimises. Need arhiivid sisaldasid dokumente, mida polnud kunagi varem nähtud ja mis andsid uue perspektiivi läbirääkimistele ja nende tulemustele. Kuid see, mida uurijad leidsid, oli sama häiriv, kui see oli valgustav. Paljud dokumendid olid kadunud, mõned ilmselt hävitatud, teised kadunud viisil, mida polnud võimalik seletada. Ja need dokumendid, mis olid säilinud, andsid sageli rohkem küsimusi kui vastuseid. Üks kõige intrigeerivam avastus oli see, et Moskva arhiivides leidus viiteid dokumentidele, mis olid klassifitseeritud kõrgema salastatuse tasemega ja mis puudutasid otseselt Tartu läbirääkimisi. Need dokumendid olid märgistatud, kui ei kuulu avaldamisele, ja nende sisu jäi teadmata isegi uurijatele, kellel oli ligipääs arhiividele. Mida need dokumendid sisaldavad? Miks on nad siiani salastatud? Ja kas me saame kunagi teada nende sisu? Need küsimused on jäänud vastuseta ja nad võivad jääda vastuseta veel kauaks. Venemaa valitsus on keeldunud neid dokumente avaldamast, viidates riiklikule julgeolekule, kuigi dokumendid on üle 100 aasta vanad. See keeldumine on iseenesest kõnekas, sest see viitab sellele, et dokumentides on midagi, mida Venemaa ei soovi avalikustada. Mõned spekuleerivad, et need dokumendid sisaldavad informatsiooni salajastest kokkulepetest, mis oleksid piinlikud mõlemale poolele. Teised spekuleerivad, et dokumendid sisaldavad informatsiooni luuretegevuse kohta, mis algas juba enne Tartu rahulepingu allkirjastamist. Kuid kuni me ei näe neid dokumente, jäävad need spekulatsioonid spekulatsioonideks. Ja see on frustreeriv, sest need dokumendid võiksid anda vastuseid küsimustele, mis on vaevanud ajaloolasi üle 100 aasta. Eesti poolel on olukord veelgi keerulisem. Paljud dokumendid, mis oleksid võinud valgustada Tartu läbirääkimisi, on kadunud või hävinud. Nõukogude okupatsiooni ajal hävitati süstemaatiliselt dokumente, mis puudutasid Eesti Vabariigi ajalugu ja paljud arhiivid said kannatada. Kuid mõned dokumendid kadusid juba enne okupatsiooni, viisil, mida pole kunagi seletatud. Poska isiklikud paberid on üks näide, kuid neid on teisigi. Välisministeeriumi arhiivid Tartu läbirääkimiste perioodist on lünklikud, mõned protokollid on kadunud ja mõned kirjavahetused on puudulikud. Kas keegi Eesti valitsuses otsustas hävitada dokumente, mis oleksid olnud poliitiliselt kahjustavad? Ja kui jah, siis kes tegi selle otsuse ja miks? Need küsimused on tundlikud, sest nad puudutavad Eesti riikluse aluseid ja meie arusaama oma ajaloost. Kuid nad on olulised, sest ainult teades tõde saame ehitada tulevikku kindlal alusel. Tänapäeval, üle 100 aasta pärast Tartu rahulepingu allkirjastamist, seisame me silmitsi küsimustega, mis on sama aktuaalsed, kui nad olid 1920. aastal. Mis on meie riikluse alused? Mida me oleme valmis tegema oma iseseisvuse nimel? Ja mis on selle iseseisvuse hind? Tartu rahu vastab nendele küsimustele viisil, mis pole alati meeldiv. See näitab, et iseseisvus ei ole tasuta, et see nõuab kompromisse ja ohverdusi, mis ei ole alati populaarsed. See näitab ka seda, et ajalugu pole kunagi mustvalge, et meie kangelased olid ka inimesed, kes tegid valikuid, mis polnud alati õiged. Jaan Poska oli üks selline kangelane. Ta tõi Eestile iseseisvuse, kuid ta võis ka maksta selle eest hinda, mida me ei tea. Tema saladused on meie saladused ja nende avamine on meie ülesanne. Sest ainult teades tõde saame mõista oma minevikku ja ehitada oma tulevikku. Ja see tõde, mis iganes see ka oleks, on parem kui teadmatus. Arhiivid, mis on endiselt suletud, dokumendid, mis on kadunud ja küsimused, mis on jäänud vastuseta, kõik need ootavad, et keegi neid uuriks ja tooks päevavalgele.
see on meie põlvkonna ülesanne ja see on ülesanne, mida me ei tohi vältida. Kas me oleme valmis selleks? Kas me tahame teada tõde, isegi kui see on ebamugav? Ja kas me suudame taluda seda, mida me võime avastada? Need küsimused on meie endi küsimused ja ainult meie saame neile vastata. Tartu rahu saladused ootavad ja aeg on küps nende avamiseks. Sest ajalugu ei ole kunagi lõplik. Iga põlvkond kirjutab ajaloo ümber, tuues esile uusi fakte ja uusi tõlgendusi. Ja võib-olla on meie põlvkonna ülesanne küsida küsimusi, mida varasemad põlvkonnad ei julgenud küsida, ning leida vastuseid, mida nad ei suutnud leida. Tartu rahu täielik lugu pole kunagi räägitud. Kuid see ei tähenda, et seda lugu ei saa rääkida. See tähendab ainult seda, et me peame olema julgemad, uudishimulikumad ja visimad kui need, kes tulid enne meid. Sest tõde on seal väljas, oodates, et keegi selle leiaks. Ja see tõde, mis iganes see ka oleks, on meie ajaloo osa, mida me ei tohi unustada ega ignoreerida. Jaan Poska, mees, kes allkirjastas Tartu rahulepingu, jääb Eesti ajaloo üheks kesksemaks kujuks. Tema pärand on keeruline, tema valikud on vastuolulised ja tema saladused on siiani varjatud. Kuid just see keerukus teeb temast inimese, mitte müüdi, ja just see inimlik mõõde teeb tema loo väärtuslikuks. Me ei pea Poskat kummardama ega hukka mõistma. Me peame teda mõistma. Ja selleks peame teadma tõde, kogu tõde, mitte ainult seda osa, mis on mugav või mis sobib meie eelarvamustega. See on meie kohustus mineviku ees ja see on meie kohustus tuleviku ees. Sest ainult teades, kust me tuleme, saame teada, kuhu me läheme. Tartu rahu saladused ootavad. Kas me oleme valmis neid avama?